siis pärastlõunat Tartu Raadio Kuku stuudiost ja oleme siis eetris Tähenduse teejuhtide 157. vestlusringiga ja nagu ikka on suur rõõm tervitada kahte külalist. Tere tulemast taas Jaak Ikas. Tere. Ja tere tulemast taas Karl Käsnapuu. Tere taas. Jõudnud vaadata, mitu korda Jaak on käinud saates, aga ma arvan, et kordi võib olla oma 4-5. Kahtlustades see võib 4. kord. 4. kord, jah. Ja sina teist korda? Mina olen teist korda. Ühe korra Tallinna stuudios, eks ju, ja nüüd Tartus. Jah, see oli Kristjan Pordiga, ma mäletan, oli surma kemiseerimine ja mehaniseerimine selle saate nimi, aga sa käisid eks Lauritsaga... Täpsustan, täna peaks 5 siiski olema. 5, ja mulle tundus, et eks sa Laurits, Kunnus, Poomis tegime. Ja siis 2 korda olid Taneliga. 2 korda Taneliga? Jah, oli 2 korda. 2 korda, jah, 5 korda, jah, vot. Aga täna on meid toonud siis, ja saatel nagu ikka on ka oma eellugu, et oli plaan Jaak üle pikka vaheaja jälle saatesse meelitada ja uurisin, et mis see võiks teema olla ja Jaak pakkus välja nii saate teema kui ka teise saatekülalise ja saatekülalist ma juba tutvustasin, Karl Käsnapuu. Ja saate teemaks on siis täna surm ja fotograafia. Et see on siis, ma arvan, et see on võib-olla see ongi esimene kord, kus üks saatekülaline on tulnud nii teema kui ka teise külalisega, nii et anname kõigepealt sõna Jaagule, et kus selline mõte? Mina olin kohe rõõmuga nõus. See teema lähtus tegelikult siit samast saatest. Aha. Kui me Peeter Lauritsaga väljast rääkisime, mäletad, küll, siis me pärast läksime veidike kõndima ja kõndimise käigus jõudsime Karli poole. Ja me läksime kõik koos edasi. Kõik koos, sina ka olid. Ja siis olid seal põnevad jutuajamised. Siis Karli nägi esimest korda üldse. Just, siis mina ka ma arvan. Ja tore külastus oli. Aga siis hiljem Peeter Laurits jättis ühe raamatu Karli poole, mida ta ei saanud mulle otse nagu üle anda. Ja siis ma läksin uuesti Karli poole ja siis me rääkisime päris pikalt juba. Päris pikalt ja siis ma kuidagi vist oma Facebookis kilkasin, et rääkisime Karliga surmast. Aha. Selle, millest ma uudse ikka Karliga räägin. Aga selle peale reageeris kuidagi Annika Haas. Aha. Ja ütles, et oi, et ma kutsun teid fotomuuseumisse rääkima. Aha. No sellest rääkimisest ei ole siiamaani küll asja saanud, aga sealt nüüd jooksis see fototeema sisse. Ja nii said need, et minu teadvuses said siis see surm ja fotograafia kokku, aga sellest olid juba varemgi selliseid põnevaid momente meeles või ajus, milleni me täna vast jõuame ka, aga nii see asi kujunes. Nii et mingis mõttes juhuslikke sündmuste rada, aga... Ja ma tuubeldaks seda, juhuslikkus või siis nagu kihvtid kokkuminekud maailmas, et see oli mulle kohe nii kohane, et kui Jaak vist ühe korra siis oli natuke mainida, siis me kohtusime kunstinäituse avamisel, Jaak teeb eks ju pilte nendest avamistest, ongi see fotograaf seal ja siis ta tuli ütlema, et mis sa arvad, et kui me tuleksime Hardo saatesse, et see surm ja fotograafia ja kujutad ette, just samal nädalal ma olin lugenud esimest korda elus ise ka, et oli Egiptuse vanadest, seal on see surnute raamat, eks ju, või see valgusesse saamise raamat võib-olla õigema nimega ja siis kogu see Egiptuse alguse arheoloogia, ma vaatasin, olin just näinud selle huvitava seose fotograafiaga, et maailma esimesed, et kes see nüüd oli see Louis Daguerre, kes oli 1831. aastast proovinud mingisuguste hõbetatud vaseplaatidega fotot. See oli esimene katse selles suunas just. Jah, ta oli pioneer, eks, kuskil oli veel keegi ja siis ta sai selle kuidagi mingis sorti naatrium, ma ei pea sinna keemiasse minema, mingisuguse ainega ta suutis selle foto alles jätta 39. aastal, et teed pildi. 1839. Ja siis oli suur asi seal Prantsusmaal ja juba järgmine kohe oli samal aastal tegelikult läks selline maalija ja litograaf, kes oli Egiptuses käinud neid arheoloogilisi
pilte ja asju täheldati ju joonistades üles, eks ju, ja see läks juba 1839 fotosüsteemidega Egiptusesse ja üks nagu osa nende suurtest töödest oligi Egiptuse surnute raamatu üles pildistamine, sest toona ei osatud ju veel neid hieroglüüfe tõlkida, see kõik märgiti üles, toome Euroopa ülikoolidesse ja nüüd oli see fototehnoloogia jube kasulik, et kunstnik võib-olla teeb vigu, need on pikk sente suurus tekstid ja just olin seda lugenud, et fotograafia ja surm ja siis Jaak tuli selle jutuga ja ma vaatasin, läks nagu väga hästi kokku, et jah, sellest võib rääkida ja ma pärast on üks teine teema veel, kuidas kokku läks, et tundub, et õhus oli sobilik see. Aga Egiptusesse me jõuame veel tagasi sedapidi, et märksõna on muumiad. Ja Prantsuse filmiteoreetik ja André Bazin kuskil olid ka eluaastad, ta suri kaunis noorelt, aga on siiski jälje jätnud ja tema arutles selle ümber või rajas nagu sellise raja muumiatest, aga ka sealt siis kõrvalteena skulptuurid, joonistused, aga siiski surimaskid ja fotograafia tähendab ja nüüd need muumiad, surimaskid, fotograafiad, need moodustavad nagu sellise, kuidas tema ütles, automaatsete või jäädvustuste rea. Need on need tehnikad, mis erinevalt maalist või joonistusest või kus selline väline või inimese või kunstniku sekkumine on minimaalne. Aga selle tehnika nagu jäädvustab ja seda võiks siis seetõttu ka kõige objektiivsemaks või autentsemaks jäädvustamiseks pidada. Ja sellises reas muidugi on siis neid eelnevad, sest surimaske oli kindlasti võetud enne fotoleiutamist, aga neid tehnikaid võrreldas, mis on keerukam, mis on lihtsam. Minu näo pealt on ka korra mask maha võetud küll, ammu enne surma, ütleme niimoodi. Ammu enne surma, see oli päris sükene tükk tegemist. Ja ütleme niimoodi, et kadunukesel muidugi emotsioon arvatavasti ei ole selle tegevuse juures, aga veidi elusamast peast oli küll. See võtab aega siis umbes või? No see võtab ikka üks mõnikümmend minutit, tähendab, seal on teatud ettevalmistus, vaseliiniga tõmmatakse su nägu üle, et ei jääks see mass siis sinu külge. Aga üks asi unustati tegemata, oleks tulnud selline plastmütsikene veel pähe panna juuste kaitseks. See unustati tegemata ja tulemust näete, eks ole. See on nali, aga pärast oli palju vastikut kitkumist küll. Arvata, jah. Kas sul oli mõne suurema projekti raames või sa olid kuidagi ise privaatselt tehti seda? See oli ühe eksponaadi tarbeks. Nimelt, kui te seda selliselt näolt maha võetud maski, ükskõik kas siis surimask või elavalt inimeselt või teiselt poolt vaatate sealt õõnsa poole pealt, tekib üks väga huvitav optiline efekt, mida pseudoskoopiaks kutsutakse. Pseudoskoopia. Ja see seisneb nimelt selles, et kui te seda maski enda ees liigutate või tema ees ise liigute, teil jääb mulje, et see tegelane pöörab pead ja seirab teid pilguga. See on peennägemispsühholoogiline efekt, mis on tingitud sellest, et inimese nägu on meile kahtlemata väga oluline objekt. Aga kõik need näod, mis meile tänaval või kus iganes vastu tulevad, on sellised korralikud kumerad näod, eks ole, õõnsaid nägusid, ega ikka ei ole. Nii et kui teile üks selline vastu tuleb, teie aju tahaks ikka selles ka korralikud kumerad nägu ära tunda, aga teisipidi optikaseadused, nendega pole ka midagi peale hakata, need kehtivad ja siis aju tuleb sellest segadusest välja oletusega, et see tegelane pöörab pead. Vaat kui huvitav. See nägemispsühholoogia on oma ette veel. Esimesel tajumisel on see kaunis vinge efekt tegelikult. Ja seda saab see ahaase... Hetkel vist enam mitte, kunagi ammustel aegadel ta oli seal väljas. Ja. See huvitav märksõna, jah, pseudoskoopia.
ja siis minu küsimus oli ka ajendatud omadel põhjustel, mis ma olen õppinud on, ja see nüüd tuli teistmoodi vastus, vaata, et see üles täheldamine, mis ütled need esimesed, miks kunagi Egiptuses täheldati üles ja kuidas nende surimaskidega on, eks, et see kõik enamasti keerleb selle tähenduse ümber, eks, mis mul, üldse kogu see inimene vajab, nagu ma ikka olen öelnud, et inimene vajab tähendust, meie vaim vajab tähendust, nagu füüsis vajab õhku, et kui meil üldse ei ole nagu tähendust maailmas, siis me umbes lahustume ka siia ära, et ja siis on, eks ju, see surmaeelne, kus meid või siis peale surma see maski tegemine, sinust jälje jätmine, eks ju, see on nagu tegelikult tähendusvälja loomine, noh, ja siis see viktoriaanlik Inglismaa, kus see läks, eks ju, päris nagu oluliseks ja suureks asjaks kujunes täitsa oma žanr välja, et kõik surimaskide asi sai sellise tuuletiibadesse viktoriaanikul Inglismaal või? Seal tuli nüüd foto just, siis seal jõuti fotosse, see surimaskidest on olnud, eks ju, eri ajastutel siin ja seal on tegelikult ja ma arvan, see on märksa värasem. Ja mõtlen just, et aga noh, üles täheldamine, et selle inimese olemasolu, eks ju, nagu see maski täheldab see üles ja siis nüüd tuli see, noh, fotovõimekus tekkis sellel ajal, eks ju, jah. Ja algul oli ta ju rikaste lõbu, nagu varem täheldad jõukas klass ennast üles kunstniku abil, eks ju, ikka maaliti portreed ja nüüd on meil eile oli, noh, mõned teatriinimesed ja siuke jutuajamine tuli mitu mõtet mulle veel pähe sellest, et kuidas nüüd see viktoriaanlik üles täheldamine on, ma kohe küsiks, võib-olla me siit alles sinna juttu läheme, aga kas teil on kodus üleval näiteks oma lähedaste lahkunud fotod kuskil riiulis või seina peal või? Elusast peast või? Ei, jah, näiteks, et jah, just, et kui nende mingi foto, lihtsalt mälestuseks, et inimene on nüüdseks surnud ja tema pilt kuskil seinal veel või riiulis. Ega mulle no, minul on, jah. Jah, mul kuskil riiuli peal. Ja mulle, ma ise hakkasin kuskil teise kapi otsas on lastelaste pildid, aga kuskil mujal riiulis on jah, vanemate põlvkondade. Ja mul tundub, ma lihtsalt siia panen selle välja, tegelikult peab veel alles uurima, et see komme hakkab ka meil ära kaduma, et noortel nagu ei ole, minu emal kindlasti on veel ja paljudel on, aga mul tundub, et nüüd natuke nooremad enam nagu ei panda. Et kas see on ka üks asi sama, et see inimese jäädvustus, eks ju, mis ta meie ajani nüüd kuhugi siiamaani niimoodi suhteliselt levinud on olnud ja ma vanavanemate kodus nende vanemad, vanad mustvalged ka suksed, eks ilusad fotod ikka tehtud, siis elus üks hetk võetud, tehtud see foto, nüüd on eluaeg seal seina peal olnud ja aga enam tundub, et nagu noorem või suke, kas või poolnoorem seltskond enam väga ei pane neid, eks. See oleks ka märk sellest ühiskonna atomiseerimusest vast, et põlvkondade vaheline side nõrgeneb ja et see võib üks asi olla seal, et ma mäletan, mis 15. lehes oli intervjuu Kauksi Üllega, tema rääkis, et setu kombed seal, et minnakse sinna haudade peale sööma ja need kombed, mis on seal ja tulemus on see, et seal oskavad setu lapsed nimetada oma vanemaid siin, vanavanemaid veel, et minul jääb juba vanaema juures jääb seal see. Ja aga ma tuhlasin just perekonnaalbumeid ja seal on tõesti veel kusagilt 30-ndatest on selline klassikaline matuste pilt või et kadunuke on ees kirstus, kirst on lahti ja aga seal taga siis seisavad kümned ja kümned inimesed, kõik see sugukond, eks ole, kes on siis selleks puhuks kokku tulnud. Ja, need pildid on mul ka meeles, ja kas need, eks ju, ei olegi nende üks suur tähendus on see nagu pidepunkt, et need inimesed tulevad kaugelt kokku, siis on kõik ära kaardistatud, kes meil on suguvõsas. Ja minul me eile siis olid need mõned teatriinimesed, kellega räägiti, siis oli erinevaid arvamusi, mõned ütlesid, et aga miks, et tänapäevast on ka neil vahel matuse pilte, aga miks neid vaja, need on kuskil pakis, ei tihka ära ka visata, eks ju, kuidagi sügavam asi, aga nagu ei vaata ka neid niisama. Ja teised jälle arvasid, et ikkagi on seesama asi, et on see pidepunkti mõte ja siis näiteks, et Eestis, kus ma olen nüüd, kui ise kuskil käinud rääkimas, kus on lives inimestega, siis vahel proovinud neid tagasisidesid saada ja huvitav värk, et kui meil on kõigil telefonid tänapäeval taskus kui kaamerad, eks või teeme igalt poolt pilte, sadu, kümneid tuhandeid, et siis matustel, nii palju kui ma olen kogenud ja inimesed ka kuulnud, me teeme suhteliselt vähe pilte, sellepärast seal nagu hoiame ennast tagasi, ei tea, kas tohib, ei tea, kas sobib ja siis ma käisin ka paaril sellisel ettekande tegemisel Soomes ja proovisin nendelt inimestelt tagasisidet saada ja nendel on nad kuidagi seal naised rääkisid, et me ikka teeme alati, nagu tänapäeval ka tõmbavad jälle selle rahva kokku, eks ju,
see hulk ei ole tihti nii suur. Seda kirjutasid nendes märkmetes ka, eks ole, mis ma just võtsin ette siin. Ja täitsa huvitavalt nad rääkisid ja mul nende see hoiak selle koha pealt oli ikka võib-olla, et niisama nagu ei mängi selle kaameraga igal pool, aga igal juhul tehakse ära need fotod ja nüüd ma ise mäletan ühel viimasel sugulase matusel käisin, siis ma ka tegin mõned pildid, tuli siuke ainsana ja pärast, kui ema palus need saata endale, tegelikult kõik teised tahtsid ka näha, vaata, et meil on võib-olla selle suguvõsa see tiib, kellega nüüd kõik ei saa läbi ja tal on mingi uus kaaslane, siis ikka inimesed, vanem põlvkond kindlasti tahab neid üle vaadata, et ikka see tähendus on nagu suur, et ma arvan, et võib-olla siin Eestis, et ma ei tea, inimesed võiks julgeda neid ikka teha, kui visu on, aga jah. Ma kuskilt nimekirjast vaatasin, Eestis on mingist profifotograafide nimekirjast, et Eestis on 65 fotograafi, kes oli oma pildistamisteemaks ka matused märkinud. Võib veidikene arvutada, see on jabur statistika, eks ole, et kui teisipidi meie surmade arvud, eks ole, kui nad kõik ära pildistataks, siis tuleks umbes 0,8 matust fotograafi kohta päevas. Selline paras töö, eks ole, arvata võib muidugi, et ega need inimesed ainult matuseid siis ei pildista, aga jah, on teadaolevalt, muideks on ka mõned inimesed, kes on sünnitamise pildistamise enda teemaks märkida. Ja see käis ka siit märkmetest läbi, eks ole. Tõepoolest tähendab ja võib internetist ka vastavaid fotosid leida ja pulmafotograafi on muidugi kõige rohkem. See on populaarsem saanud. Seda on ka inimese elus keskelt läbi tuleb võib-olla rohkem kui üks kord ette, nii et see on ka mõistetav. Mina ise olen ainult ühte matust pildistanud, lähedane sugulane paluti, eks ole, siis ma võtsin selle asja ette, sest seal on omad sellised oma etikett või kus sa ütleme, mis eristab pulmafotograafiast on see, et pulmas sageli tehakse ju eriti eelnevat enne neid formaalseid protseduure, tehakse mitmesuguseid lavastusi, kes kuidas siis noorpaari ja fotograafi fantaasia kadunukesega praegu enam lavastusi ei tehta. Kunagi tehti veel, kas sa räägid sellest viktoriaanlikust postmortemist veidike või? Nojah, siis kui mida see, ma arvan paljudeks inimesed on midagi kuulnud, aga et see huvitav värk, et kuidas sama asi, et mina saan aru suur osa sellest, et me täheldame selle pere üles, võib-olla alguls veel seda inimest ei olnud, ei üles maalitud ega pildistatud ja nüüd ta on surnud ja siis pidi tegema selle üles jäädvustama. Hiljem see muutus nii kombeks, et hakati meelega seda taga ajama. Et kogu see suguvõsa pannakse, või perekond tihti, need on seal mõned liikmed, ainult pildi peale tuleb fotograaf ja see surnu pannakse riidesse nagu elav, tehakse nii, meigitakse võimalikult ilusaks, et ta oleks nagu teiste hulgas üks, pannakse sinna istuma. Lausa istuma, isegi seisma püsti vahel ja siis tehakse see pilt, nagu ta oleks nende hulgas ja siis see nali, nüüd ma olen kuulnud, et seda nii üks kui teine teab. See oli jälle viktoriaanlik. Viktoriaanlik ja seal see just kõige võimsamalt nüüd foto ajal, see tõesti läks nii suureks, et mõned on hiljem sellest nagu proovinud seda jäljendada, ütleme tänapäeval, et teeme ka nii ja siuksed, see on natuke hull mõtlemine tänapäeval, aga võib. Aga et siis see nali, et kui need vanad fotoaparaadid vajasid pikka säri aega, et siis tihti selle surnu tunneb ära, et on kõige selgema pildiga, sest ta oli kindlalt paigal. Ja kadunak oli hea modell, ta ei siputanud pildistamise ajal. Aga seal kõrval on neid igasuguseid kombeid veel, mida ma nüüd olen ka natukene ikka kokku puutunud, et mõned siis on teinud, inimese pannud nagu magama, et ta on nüüd surnud, aga mängime veel, et ta on nagu elusalt magav, eks ju, et teeme ainult temast pildi, et seal on ka mul pole seda olnud aega nii sügavalt läbi uurida, et kus see kõik tuli, et on niisugused nagu ütleme, sellest arenenud erinevaid oksasid veel nende kommetega, et nüüd on see surnud, sa võid teha ju temast, meil on ka Eestis neid kombed sellest Eesti ajast, kus on see surnu levab kirstus, me mingi piltast tehtud. Aga siis seal mängiti, et see inimene magaks, et vaata mingi põhjus see, et näitame teda veel nagu just kui ta oleks siinpool olemas. Ja selliseid erinevaid mingeid kombeid, siin selles raamatus ka üks autor toob niisuguseid pilte välja, eks. Aga siin on nii kokku nii suur see andmebaas, et tegelikult huvitav sügav kollektsioon, eks ju. Nii seda postmortemit, kui siis see teine suur teema on, eks ju, viimane foto enne surma. Kas sul oli see, eks ju, selle kohta ise mingisugune, siin on palju kuulsaid
fotosid maailmast, eks ju, et keegi on siis pildistatud ja peale seda surma saab. Ja arvatavasti see kõige kuulsam viimane foto on siis selle kaksiktornide kokkukukkumisest või ründamisest, kus siis üks mees nende tornide taustal langeb alla, kukub tegelikult. Ja noh, on selge, mis tast mõne hetke pärast saab, nii et sellest mehest enam noh, see pidi olema tema viimane pilt. Ja noh, selliseid viimaseid pilte noh, on pildistatud ka, jah, tähendab, nüüd me jõuame siis selle foto ja surma võib-olla tumedama poole juurde, on hukkamisi pildistatud. On hukkamisi pildistatud, mis on ka siis noh, siin mul on kohe ees olen sattunud seal lintšimist mingi sellise. Ja, viimased pildid. Ja üks hiljuti vastu tulnud pilt, sina olid ka seda vist näinud, see Mehhikos, eks ole, et need on siis, millest me seni rääkisime, need on viimased pildid pildistatavatest, aga on selge, et iga fotograaf teeb ka kunagi oma viimase pildi ja antud juhul siis see pilt oli tehtud võib-olla mõned hetked enne surma, tähendab lihtsalt üks naisterahvas, kellel oli jalgratas, mis oli ära aetud, eks ole, tähendab, aga ta läks julgesti sellele äraajale kallale ja see tõmbas püstoli ja tulistas teda. Naine jõudis enne pildi teha. Ja kujuta jälle see, mulle meeldib, et see kokku minevad punktid praegu, et kui Jaak ütles, et räägime sellest, näitas mõned punktid, et siis see foto oli üks, mis mulle tekitas head resonantsi, et see oli see aasta, eks ju, täitsa uus asi. Mehhikos San Cristobal de las Casas, siis kus ma kunagi elasin, mu elu lemmikkoht siin maailmas, ütleme, hästi suur kodutunne, ta on seal täitsa Lõuna-Mehhikos, kõige vaesem osarik, aga palju metsasid, maia indiaanlased, ilus. Kaua sa olid seal? Pool aastat otse selles linnas elasin, jah, ja oleks veel kauemaks jäänud, aga üks süke väga isiklik hea lugu tõi ära sealt, aga ta on mägedes, ta on troopika, eks ju, põhimõtteliselt, aga 2,2 kilomeetri kõrgusel, värske õhk kuidagi jube hea ja tegelikult on jah, et seal on üldse seal kandis elavad need zapatistad, kes võitlevad vabaduse eest, eks ju, ilusad lood, aga nende hulgas seal on ka seda nagu pätti või sükest nagu vaesed kriminaali, on neid röövleid ka natuke, mitte nii palju kui Brasiilias, aga natuke on. Ja see naine oli siis, nagu tänapäeva üks meie relvasid on, et ma võtan telefoni ja hakkan sinu kui päti poole filmima või pildistama, vaata, et umbes, et vaata, et ma saan su foto peale. Ja see mees lasi ta kohe maha ja siis oli tema viimane pilt ja oli Pilt jäi alles ja naise vari oli seal maas, tema ise teda pildistamas, see vari on, eks ju, seal peal, et siuke tõesti nagu võimas ja mul jah, tõesti see kodulinn, need tänavad seal kesklinnas, see vana linn, see on hästi ilus linn, 500 aastat vana, et sinna ehitati esimesed majad lääne, Hispaania inimeste poolt enne seda veel, kui nad neid kirikuid seal ehitama hakkasid 500 aastat tagasi, eks ju, esimesed siuksed asustused seal. Hästi ilus koht ja huvitav jah, et see seos, et just seal ja hästi uus juhtum, eks, et keegi siis seal niimoodi mõrvati, eks. Aga Mehhiko tõi mulle ka hästi vana juhtumi meelde, kui nii tohib öelda. Chichen Itzas, see plats, kus seda palli mängiti peal, seal seinte peal on bareljeefid ja üks bareljeef kujutab ka seda, kuidas ühel tegelasel on just parajasti pea otsast löödud ja tema kaelast siis purskab veri, tähendab selliste stiliseeritud madude kujul. See oli mingisugune ohverdamine siis, sümboolne. Kas sa olid see Mehhiko surnute pühaaeg, olid see sul sinna poole? Alguses just jõudsin ja ma olin veel enne, eks ta seal nende indiaani rahva poolt tules, eks ju Lõuna-Mehhiko, tegelikult see viimane Mehhiko osarik oli vanasti Guatemala osa, see ulatub sinna Guatemalasse ka, jah, et ma nägin, mis see nüüd nende luukeredega, mis need tantsud värvilised on, maa poolt, ja ta ei olnud toona nii populaarne, siia veel väga poolt kostud, nüüd on täiesti populariseeritud, eks. Et ma esimest korda nägin, ühe naisega rääkisin, küsisin, et mis see nüüd siis on täpsemalt, mäletan, et tema esimene vastus oli, ma ikka toetan meelde, et jube hea püha, et mul ta oli mingi 5-aastane laps, et laps saab kohe õpib sõbrunema, loob suhte surmaga, et pärast ei ole seda draamat ja siis ma siis hakkasingi õppima, et jube tark on nagu surmateemaga hakata suhestuma, sest siit oma Eesti kommetest oli see nagu siuke, millest ei räägitud ja kuskil nurga taga ja kui siis juhtus kuskil need surmad, siis inimesed ei osanud käituda ja oli siuke hästi palju kobasust ja ma vaatasin, vau, et nüüd on ta meil nagu peopesade peal meie ees, et päris tark suhtumine. Ja nüüd võime, ma panen
et see läheb nagu meie matuste pildistamise asjaga natuke kokku, natuke fotodest ka eemale, et näiteks Eestis on nii palju, kui ma olen praegu kuulnud, inimesed suhteliselt vähe tahavad võtta lapsi matustele kaasa. Et kas siis ei sobi laste psüühele arvatakse või no mõned võib-olla ei taha, et segatakse, kes teab, äkki karjuvad. Aga tegelikult räägitakse, et hästi kasulik, et see sama asi, et laps tegelikult ei põe seda kirstust, seda surnut, et just jube hea on, kui tekib see suhestatus, et kuna me tegeleme ikkagi asjaga, mis ei ole päriselt, ei pea üldse olema nii õõvastav, see on lihtsalt üks kõige reaalsem fakt, elu on täis teadmatusega, sureme kindlasti kõik põhimõtteliselt, et siis tasub seda nagu arvesse võtta, tähele panna ja mitte nüüd sellega tegelemist põdeda, ma paneks kõik selle siia juurde. Veel mõnda aega tagasi surm oli ju selline küllaltki kodune asi. Aga nüüd oleme ta märksa enam haiglasse viinud, kuhu niisama lihtsalt enam omastelgi ei saa iga kell ligi, eks ole, ja pildistamisest rääkimata, tähendab, see on kõik nagu tekitanud teatud distantsi selles suhtes. Ja viimaste aastate arengud on siin veel vindi peale keeranud, seda mulle tundub. No nüüd ma loodan ise väga alati hea ussõnaga läheb aega, aga et me kultuur oskab lõpuks selle läbi nende raskuste, mis viimastel aastatel on, jõutakse paremasse kohta või ma ise näiteks olen õppust võtnud, ma proovin ka seda sinna suunda rääkida, et võiks nagu häid kombeid kultuur või head suhtumist kultuuri vaata õppida sisse, et äkki saab ikka inimkond targemaks selle asjaga. Ja need viimased, korra siis võib-olla veel tegelikult üks lause nendest viimastest fotodest, mis on nüüd need, mis me rääkisime koledad juhtumid, et keegi kukub majast alla ja kedagi lastakse maha, et pärast tahaks korraks rääkida ka sellest, kus inimene kas või rahulikult läheb, on ka see viimase foto tegemine. Aga et mulle tekitas selle mehe, kes seal, ma lihtsalt räägin, äge tundmus tuli see mees, kes seal pilvelõhkust kukub, et mulle Eestist üks härra väga ilusasti kuna ma neid Eesti surmalähedasi kogemusi kogun, siis üks härra kirjutas nii ilusasti ja hästi lahti selle, et ta kukkus ka kõrgelt alla. Ja siis selle kukkumise peal, et see oli huvitav jutt, ta ütles, et ta on lugenud, et ta on seda mujalt ka maailmast kuulnud, et nagu räägitakse, kuigi kus see info nüüd tuleb, et selle kukkumise ajal juba ta oli oma kehast väljas ja ta nägi, nagu tihti nüüd surmalähedasel kogemusel on see asi, et olgu see haiglavoodis kuskil mujal, et inimene siis võib ennast väljast endast näha. Aga ta ütles, et juba kukkumise ajal see juhtus, et enne seda, kui see füüsiline trauma kehal juhtus, eks ju, ja ta kukkus ennast pärast vigaseks, jäigi invaliidiks, aga hakkas hästi nagu tubliks inimeseks ja nägi, et ei tasu tühja elada ja üks heas kodanikuks, et nüüd on hästi nagu positiivselt kirjeldas seda. Aga ma just mõtlen, et nüüd kui see mees sealt väga kõrge maja otsast alla kukub, et huvitav, et kui palju, kus maal võib olla see tema. Ja ma olen selle peale mõelnud, et seal on ilmselt see, et kus läheb Newtoni ja Bergsoni aeg lähevad lahku niimoodi, et see stopperi järgi kestab see kukkumine, eks ma ei tea, kaua sa, mis sa oskad teha või? See on nii nagu musta auku kukkumisega, eks ole, mis eemalt vaadates ei jõua see kukkuja kunagi pärale, aga kui sa ise kukud, siis sa kukud lõpliku ajaga läbi selle sündmuste horisondi. No see on see üks huvitav asi, mida me tõenäoliselt pärast kogeda kuidagi saame, eks ju kõik, aga kus see raske nagu vastuseid või nagu paika panna meil siit, et mis toimub. Ja siis, et ilus, või mis ilusam, aga nagu normaalsem külg, siis et kui me selle viimase foto juures või oli see, et enne surma pildistamine, et seda kommet on minu arust ka siin raamatus, vaata nägid, mõned olid haiged nagu inimesed või midagi, et on pildistatud, ja see on nüüd, kui fotograaf selle ette võtab, sa annad jällegi, mida ma palju tähele panen, et see tähendust inimesele, eks ju, et nüüd me teeme just selle viimase foto ja seda siis ka mõned teevad, mõned võivad isiklikult valida, mõni fotograaf on tundnud huvi ja see on nüüd see, ma ei tea, kas ma seda juba jõudsin sulle Jaak rääkida, aga see kolmas asi, mis see läks hästi kokku, et kui sa olid mul ära öelnud, tuleme räägime fotost ja jah, siia vist panin paari sõnaga kirja. Jaa, sa nimetasid, aga räägi, see on huvitav. Et kujuta ette siuke lugu, et ta on mulle selle ära maininud ja siis ka samal nädalal tuleb kiri ühelt tüdrukult, kes on tahtis teha fotoprojekti ja kirjeldas, päris mulle tundus see juba kohe nii võimas kirjeldus, et et kuidas seda teeb, et tal on nüüd huvi pildistada 3 inimest, kes on suremas või teel surma. Sellest sa kirjutasid. Ja siis ma mõtlesin, et tõesti vägev ja ambitsioonikas projekt, aga et see lõpp oli selles, mis ta mulle kirjutas, et äkki ma oskan talle soovitada mõnda surevat inimest, mis
mis tundub et seda proovisin talle kirjeldada, et väga raske või nagu kallis sotsiaalne küsimine, eks ju, et kus sa leiad või kuidas sa need otsad kokku paned ja filosoofiliselt võib öelda, et me kõik oleme suremas. Aga tal endal oli üks hea kogemus, ta oli kellegi tuttavaga seda teinud ja ta tundus, või mina pean lugu väga tore inimene, et ta seda tehes see tegelikult, kui kellelgi on teada, näiteks rasket diagnoos või midagi sellist. Et mis ma selle positiivse külje sellest ise kohe näen, et see on jällegi võimalus anda tähendust inimesele, eks ju, et sulle nüüd keegi tuleb, paneb sind tähele, teeb sust midagi, dokumenteerib sind. Et sellel tüdrukul oli veel muidugi veel huvitavam lahendus, et tema tahtis ka nüüd seda, nagu ma alustasin sellest vanast fotost, et tema tahtis kasutada ka sellist fotografeerimistehnoloogiat, mida mina ei oska täpselt nimetada, aga kus ta teeb selle foto, mis siis hakkabki aeglaselt ära hajuma ilmastiku tõttu. Ma ei tea, kas ta võtab nüüd päevi või midagi, mis siis kunagi ajaloos oligi üks tehnika, mida kasutati, eks, et foto oli veel ajutine. Et siis ta teeb sellest lahkuvast inimesest pildi ja siis, aga see projekt oleks ikkagi näitus ja niimoodi, et see tähendus pääseks nagu esile ja siis foto vaikselt ajuks ära, et tegelikult ja ta ütles, et ta võib hästi nende inimestega suhelda ja kui me teame, et meil on nagu hästi palju siiski inimesi, kellel võib-olla ei ole hoolitsevaid lähedasi, on kuskil hooldekodudes, kus võib-olla kipub üksikuks asi jääma, et keegi vahepeal tegeleb, annab tähendust, et mulle tundus selles mõttes väga positiivne see mõte, aga raske lahendada, et kus see mõnele võib-olla ei meeldi, et teda pildistatakse, et kuidas sa küsid, kust kaudu või seda on nagu raske nagu välja ajada, et selles mõttes tundub see väga vägev ambitsioonikas fotograafi soov, aga just see eeltöö enne selle klõpsu vajutamist on ka suur, et mina näiteks isegi võib-olla prooviks ise minna kuhugi hooldekodusse tööle, eks ju, et siis suhelda, küsida, tunda huvi, kellel oleks huvi selle vastu. Annika Haasil oli üks fotoprojekt, ma täpselt ei mäleta, mis ta nimetus oli, kus ta oli pildistanud kiilakaid naisi. Nad olid kiilakad erinevatel põhjustel, tähendab, kes oli lihtsalt ennast võtnud, et niimoodi. Aga üks põhjus oli ka see kiiritus, kemo või kiiritusteraapia ja see seondub ka sinna teemasse. Nad olid ise lubanud ennast pildistada loomulikult, jah. Ja ma arvan, et ma lubaks ise ka. Vaata, sina võib-olla fotograafina tunnetad ka paremini, me oleme üks ajastu vahel, kus nüüd hakkab juba enamus inimestel olema ükskõik, et kaamera tema peale käib, eks ju. Et alles mul tundub, et enne kui kõigil telefon oli fotokaameraks, siis nagu tuli rohkem see ärevus. Enne seda, kui oli. Enne jah, just, eks, et me polnud nii harjunud ja siis me näha on kas või sugulasi sünnipäeval pildistades, nad teevad mingi kiiksuga teistsuguse näo või see mõjus meile. Imelik. See muutud nii igapäevaseks. Ja nüüd meil on see tavaline, aga vaata, kus ta meile muutus imelikuks, et Jaak, vaata, sul oli seal selle kohta ka märge, või kas sul oli, et mis siis, kuskil nüüd olid need indiaanlased, kelle kohta vanasti räägiti, kes kartsid täiesti seda foto tegemist, et see võtab nagu hinge välja. Ja sellest sa kirjutasid. Ja oli see algus, et kas sul oli seal. Jaa, tähendab, see on huvitav. Seal on üks huvitav terminoloogiline küsimus, tähendab, inglise keeles on pildistamine on ka shooting. Shooting on laskmine, eks ole. Shooting on laskmine ja ka see sõna inglise keeles, aga see on ka eesti keeles, et öeldakse, et see pilt võeti seal või, aga teisipidi öeldakse, et see inimene võeti meilt nii enneaegselt. Nii et võtmine võib ka surma tähendada, ta võeti ära siit elust ja pilt. Aga nüüd mis see shootingu taga minu arust on see asi, et me tegelikult, kui me vaatame, mida me pildistame või pildistatavat, vaatame läbi kaamera. See on üks hoopis teistmoodi vaatamine, kui me niisama keerutame pead ja siin-seal tore, eks ole. Läbi sihiku. Teine vaatamine on samasugune vaatamine on läbi sihiku. Ja siit see shooting siis tuleb, eks ole.
nojah, tegelikult samamoodi me vaatasime varem ka, eks ole, kui sa viskasid oda või kivi või siis sa ka nagu kujutasid ette, et kuidas ta jõuab sihtmärgile. Antud juhul siis kuul jõuab sihtmärgile ja mis ta seal teeb. Nii et need on sellised siit võib edasi spekuleerida, mida ma ei hakka tegema, et aga kas siis ka läbi kaamera silma võiks midagi jõuda selleni, keda sa pildistad seal. Aga jah, see on üks suht esoteeriline teema. See võib olla ka psühholoogiline, seda kaudu võib mitte esoteeriline ka olla, eks, et mingi psühholoogiline mõju jõuab ja siis edasine reaktsioon. Ja mul on need jutud siin täna tulevad eriti, kõik resoneeruvad päriselu lugudega palju, et siis selline see saade. Ma ühte kohta mõtlesin, kus ma ise tundsin ära, kunagi olin ka seal Indias ja Kashmiri kohtades rändamas ja siis kuigi algul seal osaajast oli üks sõber fotograaf kaasas, kes tegi pilte, aga siis ma olin tüdrukuga koos ja meil oli üks filmiga äkki see väike vene vana kaamera või sul on 24 pilti ja vähe, aga sa oled nii ulme kohtades ja siis kuidas me seal Kashmir militaartsoon seal kinni ja siis samal seal mingi järve peal ja siis seal igast imelikke asju juhtub ja siis on need Himaalad ümberringi täiesti psycho maailm minu jaoks kogemata täitsa rasked olukorrad ja kuskil seal hoiti kinni ja siis ei saanud üldse sealt Kashmirist ära, sest üks tee, mis Indiaga ühendas, varises kokku ja samal ajal seal ei tööta sul need side, telefonid, asjad olete. Mis aasta see oli? 2007 äkki, 15 aastat tagasi jah. Ja see Kashmir käib, ta aeg-ajalt käib, et vahel on tal siukene rahulikum aasta, siis lubatakse natuke välismaalasi, siis on nagu rahutum. Meie ajad oli nagu korra, ühtegi teist nagu valget seda tänavat oli näinud, et oli äsja olnud kinni ja pärast järgmine aasta vist oli jälle kinni, seal vahel jälle mõni granaat turul plahvatab vahel, mägedest õhtul kostub tulistamist ja seal need Pakistan tahaks endale, India sõjavägi on sees ja kashmiirlased osad tahavad vabadust, 3 osapoolt vähemalt ja kuskilt nurgast on see Hiina ka tulnud. Aga siis on see fotoaparaat meil, seal militaartsoonis igal pool julgegi pildistada, aga teine asi, et vaimselt ise, et ma olin kuidagi enne siin just Läänes või Soomes mingit ajal hästi korraldatud ühiskonnas ja siis ma tahtsin nagu vabadust ja mäletame, oli see kaamera, tõesti ulme maastikud, aga selle tüdrukuga ka rääkisime, et ei taha oma aega või nagu kuidagi oma vaimu sellesse asja panna, et ma hakkan läbi fototoru vaatama. Tänapäeval ma võtan taskust telefoni, teen hästi kähku pildi, kui midagi ulmelist paistab, aga tegelikult seal mul tundus, et siis ma ka raiskan ennast kuhugi teise kohta ära ja siis kuidas me lõpuks kuu aega pidi seal Kashmiris olema, saime ära seda mööda ühte maad, et 24 tundi sõitu, see ka üks mingi maailma ohtlikumaid teid, kus sa näed vahepeal on selle toasuurune kivimürakas suure autobussi peale kukkunud, kõik lödi või seal all, siuke imelik ja natuke see India moodi kihutamist, et seal ka nagu ulme vaated, aga otsustaks, et ei tee pilti, et siis ma saan seda nagu päris pilti rohkem enda sisse, eks, et muidu see aju võtab teise hoiaku, et nüüd mul on see pilt salves, et ma ei pea seda ise vaatama, et oli üks sukene see. Kuidas sa oled fotograafiga, kuidas sa selle jutuga haakud, see, et mis Karl rääkis just? Et see mentaalne, ütleme, pildistamine siis fotole või mälukaardile või sellele mentaalsele kaardile, et kuidas sa? Sellega on nüüd võib-olla selline asi, et minu aktiivne fotoelu algas 13 aastat tagasi. Aha. Aga ma usun, et passiivselt muutusin ma fotograafist märksa varem. Kuskil 70ndate keskel, kui ma ostsin samast Tartu Riiamäe antikvariaadist ühe Tšehhi vanameistri Joosef Sudeki fotoalbumi. See kuidas see nimi oli? Joosef Sudek. Joosef Sudek. S-iga või? Ja, Sudek. Mitte segamini ajada Saudekiga, kes on ka Tšehhi fotomeister, aga veidi teine teema. Joosef Sudek, temal on sellised vaikelud ja aiavaated ja Praha ja ega ta ju palju laialt ring käinud, aga need olid sellised pildid, need avaldasid mulle sellist mõju, et ma arvan, et pärast seda ma hakkasin maailma vaatama fotograafi pilguga. Nii et kui sa ilma et see oleks enne aparaat. Ja, kui sa arvad, et saab ka ilma kaamerata pildistada, vaat siis sellest ajast alates ma hakkasingi ilma kaamerata pildistama.
ja siis oli muidugi niimoodi, et kui see latentne või passiivne fotograafia kuskil aastal 2009 teatud põhjustel äkki aktiviseerus, siis oleks olnud nagu taga juba väga pikk pildistamise kogemus. See vaatamise kogemus. Ja vaatamise kogemus tähendab ja ehkki muidugi oli ka niimoodi, eks ole, et kui see fotoaktiivne faas algas, siis autosõit muutus pööraselt ohtlikuks kohe. Sa näed siin-seal kolmandas kohast kaadreid, et eks ole mida, aga sa ei pea mitte kaadreid vaatama, pead teed vaatama. Aga oskad sa midagi paari sõnaga, et mis seal see Josef Šudekis sind niimoodi puudutas, et sa hakkasid teistmoodi vaatama? See on tähendab, kuidas ma ütlen, mingis mõttes võib-olla ka lihtsate asjade poeesia. Lihtsate asjade poeesia või see mingid aiavaated, natuurmordid, seal nagu ei olegi väga midagi, aga ometigi on seal mingisugune selline väga sügav või tagumine poeetiline maailm, mis mulle paistab nendest piltidest. Nii et seal ei ole mingit actionit või niimoodi, tähendab see ei ole fotodokumentalistika, tähendab, aga see on just selline fotograafia. See lihtsate asjade poeesia annab päris edasi, hästi edasi, ma arvan, selle mingi. Aga ja kuidas sina seda mõtled, et kas inimene, kes foto peale või see, et mis me nüüd rääkisime, et mõned indiaani, eks ju, kes ei tahtnud, et neid pildistatakse, kuidas sul, et ütleme niimoodi, et kui sa kõrvalt vaatajana vaatad see olukord, et sa arvad, et päriselt juhtuda midagi, et ta lihtsalt oli tõenäoliselt selle peegelpildiga ehmunud või kuidas sa mõtled sellest? Jah, see on keeruline küsimus, tähendab kui arvata, et see, et me silmaga inimest läbi kaamera niimoodi sihime. Ja. No need jutud, et mõned inimesed tundvad, kui neid vaadatakse. No vaat see on see teema, tähendab, kust see meeleulatavus. Ja meeleulatavus või et kas meie, kas ja kuidas meie füüsilisest kehast välja võib ulatuda. Ma rääkisin vaata ka seda, vist panin ka see kirja, et jälle huvitav kogemusi jäi teadmatu lõpuga, et üks tüdruk, väga kena tüdruk oli Tallinnas kunagi, tal läks üks vaimsamat teed pidi ja ta ei mäleta, et mul ei sellepärast väga hästi meelde, et toredaks sõbrannast kujunes, aga ükskord läksin sünnipäevale lilledega, siis ta võttis, mis sa neid mulle tood, et tal nagu ei meeldinud see idee, et elavaid asju niimoodi. See oli ka kirjas. Ja siis ja teine sõbranna tuli talle tõesti ilusasti, temast tehtud foto tuli väga kena inimene ja oli ilusti raamitud ja kuidagi väga hea siuke foto ja see nagu selle peale ka solvus või seda ei meeldinud, et mis sa must seda filti teed, et ta oli läinud vaimselt sinna maale, kus tema ka ei tahtnud, ju ta siis kuskilt õppinud või tema elu kohta see lugu oli teda nii õpetanud, et nagu nendel indiaanlastel, kes komme oli, et ma ei taha, et minust pilte tehakse, nüüd ta oli kunagi varasema pildi, siis oli see sõbrannadele kinkinud, aga hoidis ikka sõbrannat, et ei hakanud seal pahandama, aga viskas selle kuhugi peitu riiulisse, eks ta pärast sellest kuidagi vabanes, eks ju. Ja siis huvitav, minu jaoks niisugune müstiliseks muutuski, et siis see tüdruk ütles, et varsti, et ta läheb ära Californiasse kuskile vaimsesse keskkonda ja ta pani endal need sotsiaalmeediad asjad kinni ja siis pani ka, ütles, et võib-olla varsti ma näeb telefoni, võib-olla paneb emaili ka. Siis midagi vahepeal emailiga veel rääkisime ja siis ta läks sealt Californiast ka Guatemalasse, vaata mingi samades kantides, kus ma siis olin hiljem olin sinna nüüd ära, aga siis ma ei teadnud sellest ja siis ta ja kunagi hiljem siis nägin aastaid hiljem siin Tartus ülgus olles, et oli kuskil Postimees ka lakooniline siuke teade või uudis, et Guatemalas on surnud Eesti tüdruk ja nagu asjaolusid polnud pandud, vaata ja oli tema kohta. Tema oligi. Ja mõtled, et mis seal lõpus siis juhtuda sai, vaata. Sa ei tea ja vist ei saa ka teada või võib-olla kuskilt võib-olla saab, kui keegi teab võib öelda. Et ta tegelikult, ma pean hästi lugu, ta oli tegelikult äge inimene, et siis, aga mäletan, et tema läks seda sama teed nagu siin eestlasena, et ei tahtnud enam, et eks ju pildistatakse ja kuhugi ta läks sügavamale siis.
kas ma sain õigesti aru, et sa kogud surmalähedasi kogemusi? Palju sul see on ka vähemalt otsapidi seotud tänase teemaga, et palju sul ma mäletan, kas meil sellest Kristjan Pordiga ei, siis ei olnud, ja siis ma ei olnud, tähendab, ma olin siis juba niimoodi vaikselt kogunud, aga ütleme nüüd tuttavate inimeste kaudu, mis olid ainult üürikesed ja nüüd kui vaata mõni siuke meediakanal. See on omaette teema veel, aga võib põgusalt puudutada. Aga ei, ta on huvitav ja nüüd on, ma ütlen, et umbes mingi, mul on neid 80 kanti neid lugusid peab ja siis mul on nendega töö pooleli, et kui ma üksi nüüd tegelen, siis ikkagi see on ka, võtab teatud ressurssi, vaatasin, et algul mõtlesin, et ma jõuan näiteks 2 inimest päevas intervjueerida, aga kui sa kuuled inimestele nii nende elu suurimat lugu või noh, seal on nii palju. See on ikka kõigil elu muutev sündmus, eks ole. Ja noh, ma kuulen ka natuke siis lisalugusid, mis ütleme selles, mis ta nüüd teadlased uurivad seda surmalähedase kogemusena, et siis inimesed räägivad ka sealt ümbert nende enda kogemused, väga palju huvitavaid lugusid, aga et nad on nii võimsad ka, et ega nendega ei ole lihtne kogu aeg kiirustada, kui muud elutööd on ka, et siis nendega töö käib edasi, aga on huvitav, on inspireeriv ja kui läheb raskeks ja kõike on üle võlli teha, siis kui ma ikkagi selle ühe inimese lugu kuuleta, pagan mõju endale ka inspireerivalt, seda ma ütlen ja väga õpetlikult, ma teen sealt omi tähelepanekuid ja tuleb mingi väljaanne ka selle kohta, eks läheb aega, et ühesõnaga töö käib nendega. Paraku paljud kogemused võetakse kaasa ja me ei kuule nendest. No just, jah. Ja me kuuleme ainult surmalähedastest kogemustest. Ja siis see on, noh. Kas sealt joonistab mingi muster või üldistus ka välja? Ja, no mis ma varem ise kui maailma või noh, teadusajakirjandusest, teaduskirjandusest lugenuna juba nagu kursis sellega, et siis nad on neid erinevaid süstematiseeritusi tehtud, et me leiame samu elemente, et kellelgi on doktor Bruce Greisner oli see 18 elementi, et noh, siis ongi näiteks, et kehast väljas kogemus, eks ju, siis tunneli kogemus, tema selles listide tegelikult ei pannud, et seal olid oma mingid teadusarvutused, miks siis on näiteks seal kohtumine kõrgemate olenditega, valgusolenditega ja selliseid elemente, mis on ka mõnes mõttes nagu kas ta pildiline või kujutluspildiline, et mis siis läbi on juhtunud, aga mis mulle endal hakkas nüüd huvi, mida ma tahaks rohkem esile tõsta, mis mulle tõesti nagu kordaks minema, need inimeste isiklikud nagu ütleme tarkus või sisu, mis nad saavad, et kui seal kogetakse sageli seda kõigest arusaamise tunnet, siis nad võivad siis kirjeldada, et mulle meeldis, et kui mitu eestlast kirjeldas selle ikkagi samal ajal umbes olid need kirjad, et üks arusaamine tuli, et ei tasu tühja elada, et kui inimene niisama siin ukerdab midagi nagu ei tee eluga, et see tuli ka nagu halb tunne, et peaks nagu midagi, et see elu on meile antud, eks ju, mingisugune spets asi, eks ju, spets aeg ja tihti teised kirjeldasid, et seal, kui oled selle üle ääre, et siis on see jube hea tunne, ei taha tagasi tulla, ka laste emad veel ei taha, aga tegelikult üks kirjeldas hästi, et seda nagu koormat ei ole tõlgedel. Vaata, et meil on siin kogu aeg koorem, ei halvas ega heas mõttes, aga päriselt kas, et kui pead bussil jõudma või pead siin riided selga panema või me peame midagi siin, ja seal seda enam üldse ei ole, eks ju, et see ei pea midagigi. Et see väga vabastav tunne, et selles mõttes, et tahetaks jääda sinna, aga samal ajal mitte selles mõttes, et see elu nüüd on mingi põrguvust peab ära põgenema, vaid see elu ongi spetsreeglitega mängusüsteem, ma ise kirjeldan niimoodi, kus siis peab midagi tegema, et see on nagu selles mõttes see aeg on, et ükskõik vaata, et kui me kipume siin kiruma, et kas see society või maailm on ühte või teistmoodi, on ta õige või vale, juhitakse õige vale, see kõik tegelikult ju oma tähtsust, sest see, mis me ümber parajasti on, seda tasuks proovida sellega midagi teha, et mitte mis maailm meile annab, kas ta nüüd annab mulle õigesti valesti, vaid seda, mida ise saad maailma jaoks teha, nagu see kuulus Kennedy lause, eks ju, aga see on tegelikult mingi mitu tuhat aastat vana budistlik tarkus, juba sealt tuleb seda sama asja. Et siuksed tarkuste tähelepanek hakkas nüüd huvitama, et prooviks neid välja tuua, et kuidas need korduvad, et jube hea allikas tarkusteks, hea õpik, eks ju. Ma vaatan seda, mis te ette saatsite mulle seda teemade nimistud, et siin on, sellest me juba rääkisime, kuidas te teemasse jõudsite, et surm kui bioloogiline nähtus, et surma definitsioon ja nojah, surm on ju bioloogiline nähtus, eks ole, ja seetõttu palju vanem kui meie või vanem kui inimkond, eks ole, ta on siin vähemasti võib-olla seal päris pisikeste puhul on surmast, nad võivad ka hukkuda, eks ole, aga kui nad pidevalt poolduda, võivad mingid bakterid, siis nagu indiviidi surmast on keeruline rääkida, aga vähemasti kuskil 500 000 aastat juba
hulkraksete organismide puhul, noh, see on küllaltki selline definiitne sündmus, mis ajaliselt võib-olla ei ole siiski ühe kindla hetkega määratud, noh, siin on ka inimeste puhul on ju siin kõik need sellest me rääkisime ajusurma kriteeriumid ja kõik need asjad, eks ole, mis on noh, jah. No ütleme, et meil on, eks ju, juriidilises mõttes tähtis kuhugi see punkt panna, aga tegelikult ei ole see kunagi kindel, eks ju, kuskilt isegi, noh, kui on ajusurmast võib-olla mingi imekombel keegi ikkagi tuli tagasi. Jah, et see piir on ka hajus. Ja see on põhiline, ja miks minu arust see on tähtis värk, et see hajus on see asi, miks meie inimesed peame võtma mingisuguse seisukoha, et vaata, et vahel, no näiteks, et religioossest sfäärist tuleb seda asja, et inimesel ei ole üldse õigus siin neid asju otsustada, eks ju, noh, olgu see eutanaasia üks osad, kus võib ennast tappa või mitte, ei või, elu on püha, aga nüüd on jabur olukord on see, et see on nii hajus surma ja elu piir, et täpselt juriidilises või elukorralduslikus mõttes me peame midagi otsustama. Lõpuks on ikka kuskil see arst ja kuskil see mingid nagu muud põhjused ja mida edasi tulevik läheb meditsiinitehnika paremaks, seda rohkem me peame midagi otsustama, eks ju, kelle me kuulutame surnuks, sest muidu me võime veresoontest verd edasi lasta ka plastmasspumbaga, eks ju, võib-olla hoida seda keha 100 aastat niimoodi pumpamas, aga kas seda tasub või noh, meil ei ole rahagi niimoodi. Kas sa, Hardo, mittekommertsiaalset reklaami lubad teha? Absoluutselt. Et selline ettevõtmine või üritus, mis on juba õige mõnda aega kestnud, Kääriku Metsaülikool. Tulemas ka sellel aastal augustikuu mingid kuupäevad, mul ei ole nad hetkel peas, nad hõlpsalt leitavad, aga teemaks on õnnelik lõpp. Ära ütle, vaata, mis sellel aastal, jah, kus siis alguses vist Toivo Maimets peaks andma meile sellise fundamentaalse sissejuhatuse või ülevaate, et mida see lõpp või vananemine ja finaalis siis surm endast kujutavad, aga noh, teemale nagu ikka lähenetakse erinevate kantide pealt. Jah, vot mul on üks asi, mis mul jäi sellest saatest Kristjan Pordiga meelde, oli see, et kusagil 50. 60. aastatel kaotati USAs surma põhjusena ära, et surra võib ka vanadusse, et siis pidi alati olema mingi surm muutus mingi selliseks insenertehniliseks probleemiks. Olude sunnil, eks ju, ja tegelikult ju alles... Mis see oludes? Mõtlen, kas ta oli nüüd 50. alates, aga tegelikult... Kusagil seal kandis oli. Et enne seda, juba aastakümneid enne oli nüüd see elektriga südame taas käima panemine, elustamine tulnud ja tegelikult see 70. alguseks jõudis tavakasutuseks haiglatesse, see muutis nii palju, eks ju, et meil on selline varem oli süda oli nagu enam-vähem kindlalt kõik ja nüüd me hakkasime peaaegu kõike saame uuesti elustada, jah. Samas elektritool surma põhjusena on vist peaaegu kadumas. Aga seal saab seda öelda, eks ju, kindlalt. Aga jah, see taaselustamine muutus nii palju osavamaks inimkonnas, et see hakkaski neid küsimusi tekitama. See oli see probleem. Aga siis, oota jah, ma tahtsin, mõtlen siin, kas liiga hüple oleks, aga fotost ja surmast, eks ju, ja siis ma mõtlen, meil oli see enne surmafoto, pärast surmafoto, siis minu arust see tähendus oli ja siis on seal need nii hirmud kui rõõmud, siis mul tegelikult tuli meelde, siin on ka see raamat lahti nende surimaskidega, et vaata, kus huvitav asi, näitlejad rääkisid, et neil on vaat see tähendusväli, mis on, eks ju, mingis kultuuris tekkinud, et siis kui näitlejad näiteks peavad sageli mängima surevat inimest või surnud või mingid sellised asjad, et see ei pidanud nagu kunagi neis kõhklusi tekitama, aga see huvitav komme, tahtsingi seda sulle Jaak öelda, et kui on, sa oled seal näidendis, mängid surnut ja sinu matuseid mängitakse, siis on seal kirstu otsa näiteks pannakse lahkunu pilt, eks ju, mingitel matustel. Et siis näitlejad, kui nad päriselt on elus veel, ei taha seda, et nende enda pilt sinna pannakse, et see tekitab siukse kõheda või ohtliku tunde, et sa nagu mängid surmale, et sa oled surnud, et äkki siis nagu kutsubki seda kaasa vaata, või noh, et siis nad panevad kas mingist ajakirjast või noh, mingi võõra pildi või et sellega pidi olema raske tegeleda ja mitmed rääkisid seda kaasa. Ja mis mulle surma lavastamise koha pealt pähe tuli, no me rääkisime tegelikult, et see
postmortem viktoriaanlikus ajas, see on nagu vastupidine asi, tähendab surnud lavastatakse elavateks. Aga nüüd vastupidine asi tähendab, mul Eesti fotokunstist tuleb üks monumentaalne projekt ja see on Peeter Lauritsa, Ain Mäeotsa Mullatoidu restoran. Kas sa kirjeldaks, kuidas need oli? Tähendab, need on siis, see on ma arvan, et umbes mõnikümmend sellist suuremoraalist fotot, kus siis põhimõtteliselt elavad inimesed, keegi neist ei ole surnud, eks ole, aga on kujutatud just nagu surnutena, ka eks edasi osaliselt võib-olla seal mingisuguse mulla alla mattununa või kusagil poole kehaga vees või mingisugust sellist kaunist. Millal see võis olla umbes? Ma ütlen sulle kohe, tähendab, see on 2003 ja see on ta rändas maailmas kaunis palju ringi, tähendab, ta on üks selline suurt kuulus asi olnud. Eelmisel nädalal me olime Peetri näituse avamisel Vaalas ja mis oli Pühakümlus oli vist selle nimi. Nüüd ta läheb selle bioloogilise elu kirjeldamise. Ja mingis mõttes mina näeksin juba tegelikult selles Mullatoidu restoranis teatud selliseid bioloogilisi suundumisi või tähendab see surm või just nagu surm või tähendab, ta on kuidagi väga orgaaniliselt nendel piltidel seotud kogu selle ümbritseva loodusega. Ja nad võib-olla üks pilt välja arvatud või nad ei tekita mingit erilist õõva, tähendab, lihtsalt on selline on niimoodi, eks ole, tähendab. See ma arvan hea ja ma olen rääkinud Peetriga sellest kunagi, mina jäin ise ilma sellest, ma tahaks seda näha neid töid, sest et siis ma veel. Nad on internetis leitavad kusagil vähemasti. Peab leida, Peetriga mäletan, ei mäleta sisu, aga jutust mäletan, et tuli kohe isu näha ja sina oled ka maininud ja see, mis sa praegu kirjeldasid, et mulle selline lähenemine just meeldib ja kuna ma ise muidugi võib-olla, eks ju, tavalise inimese kohta liiga palju kõik igast nurkadest vaadanud, kuidas me surma käsitleme, kuidas ta siin kultuuris meil esineb ja liiga palju lugenud sellest, siis ma olen ja võib-olla ka siis õige nõksu ise kallutanud, sinna pole ma hästi suure rahu teinud, et kõik sellised kogu elav ju toitub teise elava surmast, eks ju, on need taimed või loomad ja sellepärast mul ka ei tulnud probleemi näiteks, et meil on vahel, et lihasööjad või taimetesööjad ja siis räägitakse, et kuidas neid loomi tappa, aga minu taimed on samamoodi, eks ju, elav, aga kõik orgaaniline aine vajab teist orgaanilist ainet, et iga surm on tegelikult elu, eks, et ta on nagu ei saa isegi öelda, et ainult nagu liigi jätkumise mõttes, aga üldse kogu see, et see elav, mida me teame eluna, et see toimiks, käib see surm sinna nagu toiduks siis, eks ju, jah. Nojah, aga seal on see, et hakkas see jäi kõrva ikkagi, et see elektriga taaselustamine muutis olukorda otsustavalt, et tõepoolest, et kui saab jälle verd saab selle lõputult ringada, et eks see viib lõpuks jällegi sinna, et kus on siis elava ja anorgaanilise ja orgaanilise looduse piir, et see on jälle võib-olla, kuidas sina füüsikuna seda asja vaatad. Et see nii suur küsimus muidugi, aga kui me siin juba kokku oleme tulnud, siis siin on muidugi hakkab hargnema see teema, eks ole, et olgu selle bioloogilise või aminohapetest või koosneva kehaga, kuidas on, eks ole, et aga kas me oma sellist vaimset või mentaalset tegevust, et kas meil õnnestub äkki kuidagi Renisse üle kanda. Kuhu? Renisse, jah. Ja see on see Silicon Valley suur unistus praegu. See on see suur unistus ja ma ei tea, kas õnnestub või ei õnnestu, aga selles suunas vähemasti tegutsetakse. Ja või teisipidi, et kas need tegelased, tähendab, kellel see renikiip istubki sees, eks ole, et kas nemad hakkavad ka ennast kunagi selles mõttes elusatena tundma, nagu meie ennast tunneme või maailma tunnetama nii nagu meie seda teeme. Sest ühes veelgi laiemas plaanis
võib ka nii mõelda, et see kõik see kokku ongi üks looduslik protsess. Ja me lihtsalt tähendab sellist ühtede elementide baasilt siirdunud nüüd laiemale baasile. Et kui veel noh, mis siin bioloogilises elus on, neid elemente pole ju palju, eks ole, süsinik, lämmastik, hapnik, vesinik, noh, näpuotsaga veel midagi muud, aga tehnoloogiliselt me oleme praegu ju kogu perioodilise Mendelejevi tabeli kasutusele võtnud. Nii et noh, nii et kui üldisemast kohast vaadates see kõik on kokku üks looduslik protsess, no siis ongi niimoodi ja võib-olla ei saa ega maksagi teravalt vastandada siin selliseid noh, erinevaid alamsüsteeme. No see on ka see, Peeter Laurits ju propageerib või tal on need emaplaat, eks ole, mis on selle mükoriisaga kokku kasvanud või midagi taolist. No ühest aspektist ju see kõik küsimus, no samamoodi, et kui ränisse läheb või olgu see ränni või mitte, aga et kogu see küsimus on ühest aspektist selle, ütleme, teadvuse majutamise küsimus mõnes mõttes, eks ju. Et see on see, üks asi on kogu aeg see teadvus, mis siin areneb või arenenud, ta on füüsisega koos, eks ju, meie maailma reeglid koosnevad sellest füüsisest, aga et see suur küsimus on, et kas teadvus saab olla eraldi või mitte, et tegelikult selle surmalähedaste kogemuste kandist ja maailmas ka on nüüd ei tule nimi meelde, äkki te mäletate, et kes see suur filantroop oli, kes pani suured autasud välja, et kes kõige parema või noh, eelmine aasta, et kes kirjutab need artiklid, $500,000 andis esikoha artiklile, kes nagu teadvuse uuringutest, aga mul nii hästi see nimi meeles, aga praegu ei tule pähe. Et ühesõnaga tegeletakse palju, uuritakse, et kuidas saaks, noh see on sama, et kui üldse ränisse saab üle panna, siis on mida me sinna üle, eks ju viia, siis on see teadvuse küsimus nagu. No need on vist need psühholoogia suured probleemid, et mis asi see teadvus siis õigupoolest on ja kus ta istub ja mis mälu on ja kus ta istub ja noh, the truth is out there, ega minu teada veel lõplikke vastuseid ei ole. Ja, kas ma, kui järgmist asja öelda, kas ma võin küsida sellise asja, et kas te näiteks oleksite huvilised, et saaks alles jääda või tunduks teile, et pole vaja, et see elu ajutisus noh, on normaalne, et las olla või kuidas, kas oleks isu, kui on mingisugune võimalus, olgu siis kas pakutakse igavest elu või? Jah. Kumb tahab meist alustada? Ma ei vasta otseselt sellele küsimusele, aga mis minu jaoks üldse avas täiesti uue perspektiivi, ma kordagi niimoodi mõelda, see sama Sheldrake'i loeng, mida ma kuulasin 2018 kevadel. See on mingi tunniajane loeng lääne filosoofiast ja siit ja sealt ja siis lõpeb loeng ära ja üks proua küsib niimoodi täiesti tühjalt kohalt, et see oli kõik väga huvitav, aga kas te ütleksite meile, mis juhtub siis meiega siis, kui me sureme? Ja vastus mind rabas sel hetkel täiesti, et ta on muidugi, et ma ei tea, eks, aga see, mida ma välja pakun, on täielik, on see lihtsalt, mis ma arvan, aga ma arvan, et kui me sureme, et siis me näeme unenägusid edasi, aga me kaotame võime üles ärgata ja see on, ma ei olnud kordagi midagi absoluutselt niimoodi mõelnud ja ma ju ka ei tea, mis juhtuma hakkab, aga see tundub ja noh, omades siin nüüd, olles ammutanud siin kogemusi siit ja sealt eelkõige psühhedeelikumide vallast, et siis ma usun, et see võib-olla baasstsenaarium on isegi sinna nihkunud, et see unenägu jätkub, aga jah, et see sõnastus kuidagi töötas minu puhul väga hästi. Nii, kui mina vastaksin, ma ei oska öelda, kas ma oleksin huvitatud igavesest elust kui sellisest. Kui aga siin selle Tartu linnas. Teisipidi on siiski õige mitmeid selliseid põnevaid küsimusi, millel ma oleks nii hea meel, et kui saaks vastuseid teada, no võiks ikka teada, mis asi see
mis asi see tumeaine on näiteks. Seda tahaks ka näha, kuidas Putin peksa saab. Ma ei tea. Praktilised ja. Või noh, ka need psühholoogia suured küsimused. Nii et lihtsalt põnev oleks näha, kuidas need asjad edasi kulgevad. See on aus jah, või väga hea see ka teha. Jah, noh, ega paljud ei küsiks, no küsiks 100 aastat näiteks. Aga ikkagi siis siin selles. Ja ikka siin. Tähendab, noh, vaat seal kusagil mujal. See on me ei tea üldse, mis küsimus on. See on meil üldse ei tea, tähendab, jah. No see on see Hamleti küsimus, et ei tea, mis unenäod meist seal, mis meil seal tulla võivad. Ja noh, mis lugu meid on maailmas on ajaloost igasuguseid võimsaid lugusid näha, mis on siis ajendanud käituma. Ma panin seda tähele, et hästi suur, noh, kõige suuremad bossid maailmas võivad olla jõhkrad bossid, et nendel millegipärast tekib isu siin jääda alles. No see esimene Hiina keiser Qin, eks ju, et ta nägi ju terve elu vaeva, kõik sugu nõidest, kõik ajas kokku üle riigi, et kes talle selle igavese elu annaks, eks ju, siis jõi seda elavõbedat ja sai surmus, et see oli just paradoksaalselt, eks ju, läks sassi. Ja noh, neid on veel, eks, ja siis ma näiteks, et täna ütle mulle veel selle keisri nimi. Qin, see kogu Hiina ühendanud keiser. Ja QIN vist kirjutatakse ühes versioonis, eks ju, jah. Ja tegelikult see on hästi äge, seal on ka need naljalood, kuidas tal see, kuidas seal üks, kes väitis, et on see nõid, et kes võib talle tuua selle rohu ühelt saarelt, et siis, aga ta peab, et seal saarel on mingid koletused, kes kaitsevad seda igavese elu rohtu, et see keiser peaks talle andma kaasa sõjaarmada laevadega ja siis, et siis ma saan need koletused selle ära meelitada, siis keiser läks oma sinna pealinna tagasi ja see mees jäi seal oma selle armadaga ise mingit oma asja ajama ja keiser läheb närvi, et mees ei toonudki mulle rohtu, läheb tagasi ja see nõid või valetaja ütleb, et kuule, et sorry, et ma ei saanud sellega hakkama, et sa pead mulle andma veel nagu. Veel laevu. Jah, veel, aga 1500 neitsid ka, mehi ja naisi, et siis seal on vaja neid ka, et siis ma saan sulle tuua selle ja siis pani kogu selle. Ostab Benderi ürituse ja. Kõik kogu selle kabaga pani minema ja mingi siuke legendi tasemel, et võibolla see ongi see rahvas, kes Jaapani asutas ja mõned ei ole selle legendiga nõus, aga igatahes, et väga kavalalt rääkis, et see. Aga mis see võibolla praeguses olukorras jutt läheb, et see keiser tahtis seda surematust nii väga, et vaata ta oli nõus nii palju maksma sellest, nii palju andma. Ja neid on palju ja nüüd on meil maailmas näiteks, eks ju, nii see Google, nii see, ma ei tea, kas see Apple'is on ka osakond, ka nüüd ei ole need nimed kohe meeles, aga neil on niisugused miljardeid investeeritud ja mingid need eesseisjad juba need ka jõukad mehed, kes on need suured firmad ära teinud, kes nagu töötavad, investeerivad sinna, et saaks saavutada seda surematust, eks ju, tänapäeval on ka need huvid, kes teil suurinimestel. Näiteks olete lugenud John Gray Immortalization Commission, seal on ju terve, kuidas Leninit üritati seal niimoodi konserveerida, et ta ikkagi saaks oma asja lõpule vedada, kui elekter on nii kaugele arenenud. Aga mis see, sina kindlasti tead seda tausta, see Egiptuse mumifitseerimiste põhjus või eesmärk või milleks seda tehti? No seal, vaat nüüd on jälle, nendel oli nüüd ja meie jutuga siin viimastega läheb kokku natuke sinu selle unenäolisuse ja sellega, et seal ju tegelikult see inimene jäi alles, inimese hing jääb alles, võib-olla algul enne seda, kui veel kirjakeel oli kuskilt lugesin, ma ei tea, kui kindlad need jutud oli, et oli ta kõrgklass sai alles ja teispoolses, eks ju, seal on oma maailm. Ja siis panedki talle kõik tööriistad kaasa, mida ta seal vaja võib olla veel ajaloolisematest auapanustest on ka näha, arvati, et see inimene tegutseb seal teisel pool edasi, siis pandi hästi lähedale need igasugused vajalikud asjad kaasa, et see liikumatus, et inimene ei saa enam liikuda, oli nagu tähtis tähelepanek, et siis tal oleks need võtta kõik, mis vaja. Ja siis, aga see Egiptuses jube kihvt, eks ju, et need esimesed, kui nüüd hakati esimesi neid glüüfe sinna raiduma püramiididesse, et enne seda oli tõenäoliselt traditsioon meil pikalt olnud, aga me selle kohta ei saa lugeda, eks ju, siis nüüd tulevad need surnute raamatute fragmendid sinna või joonistatud vahel löödud nende hauakambritesse ja siis sellest ajast kuni näiteks aastani 600 enne meie aega, mille kohta nüüd paar aastat tagasi tehti kihvtid need
ütleme siis avastused või siis nagu teaduslikult leiti kindlasti, et see oli nii, et nüüd on need hauakambrid, mis maale lähevad, siis et seal varem, kui käidi neid kallimaid asju sealt sügavalt maalt otsimas, siis aeti mingid ülemised kambrid täis asju ja nüüd see kaevati lahti, tänapäeva arheoloogia läheb nagu täpsemaks, ei ole ainult seda kulda vaja leida. Et siis leiti need mumifitseerimisruumid, eks ju, seal olid tohutult nende peale kirjutatud sõnadega veel kõik nende see keemia kogused, mis seal kasutati millegi jaoks ja et ühesõnaga, et matuse see mumifitseerimisbusiness oli tohutu suur business, et seal Egiptuses siis oli 600 aastat enne meie aega, eks ju. Et selle ajani, kui need esimesed glüfid selle Egiptuses kuhugi raiuti, on suurem vahemaa kui sealt praegu siiani, eks ju, et nemad ka võtsid seda mingit vana tarkust või kommet ja kasutasid siis kuskil ära. Ja siin oli siis see -600 aastal oli tekkinud täitsa oma siuke preestrite klass, kihistus, kes siis teenisid selle pealt. Nagu tänapäeva matsu korraldada aga palju osavamad teenijad, siis mida sügavamale maa sisse sa said, seda kallim, eks ju, kuidas sind balsameeriti, kallimad odavamad versioonid, noh, selle kuldlehest mask väga kallis, eks ju. Aga nad olid veel nii kavalad, et kui sa olid kogu selle, sinu perekond oli kogu selle mumifitseerimise, matmise ja see kõik oli siis tähtis sellepärast, et teistpoolsusest saaks hakkama, eks ju. Et kui sa olid kõik selle kinni maksnud ja ära teinud, siis sa pidid veel edasi maksma, sest nüüd see preester hakkas ka selle eest seisma, ta ütles, et ma pean seisma selle eest, et teistpoolsusest tal ikka kõik korras oleks, et ma umbes nagu, et nad müüsid maha tegelikult selle idee, et meie kaitseme inimest teistpoolsuses, et sa isegi peale seda kogu matuse protsessi pidi see perekond kas iga nädal, iga kuu neile midagi maksma. No ja kõik see narratiiv ilmselt haakus kogu nendes elukorraldus, et see oli kõik kuidagi sulama vahel seotud. Aga noh, et miks selline värvikas näide välja tuua, mis mina nüüd panen tähele, et just, et kui nii palju erinevaid lugusid lugeda, minu arust on hästi tähtsat vaata, et mõni lugu vahepeal ajaloo hetkel jääb meid kõnetama, ma arvan, et asjad on nii ja näiteks noh, kas siis business või kogu ühiskond selle järgi käitub, et see on tegelikult et lood võivad olla erisugused, mis see päris on? Hauapanuste juures tuleks võib-olla fototeemale lähemale, et pildid kadunukestest või fotod surnuaedadele. See vist väga luterlikus traditsioonis ei ole minu arust väga levinud meile. Ütle palun veel, mul läks kõrvus. Et luterlikus traditsioonis. Enne seda, kirjad. Pildid kadunukestest. Hauakividel. Ei, luterlikus ei ole. See on rohkem nagu õigeusu. Õigeusus on seda palju enam tähendab, võid seal leida ja tähendab ja võib-olla, mis puutub hauapanustesse, õige markantsed näited, võib-olla te olete vaadanud või näinud või guugeldanud Vene mafiooside hauakivid. Kui guugeldate Russian mafiosi tombstones, kas kuskil, mis see, noh, leiate, oli see Jekaterinburg või mingisugune selline koht Venemaal. No need on põhimõtteliselt fotograafilised, nad on autentsed kujutised, mitte skulptuurid, aga nad on kuidas, noh, mis see tehnika on, kui ühele siledale kivipinnale noh, see kujutis ma leidsin üles ja mingisuguse tehnikaga viiakse ja seal ei ole mitte ainult need vennad ise, seal on ka sageli on nende autod, seal on nende autod, seal on nende vahel on see suits suus, poolik suits suus ja mõnikord istub see vend rikkalikult kaetud laua taga, kus on igasugused fruktid ja joogid ja kuskil on seal mingid daamid veel tema kõrval ja nii et see on selline noh see on täitsa oma tõeline hauatagune elu, ma ütleks, et kui ta niimoodi välja näeb. Väga unev. Et taheti nagu jäädvustada see tüübi nagu elav niukene figuur kuidagi, et ta on seal olemas ja tegutseb ja just mulle meeldis see poolikus. See on tõesti huvitav otsingus. Aga see räägib sellest minu arust kõik need meie jutud siin on, saab kokku viia, et see sama asi, see foto on see tähendust andev asi, eks ju, nüüd meil on see kadunud inimene, me tahame teda kuidagi, ta oleks veel alles, eks ju, et elav pilt temast. Ja nüüd, kui see meie tänapäeva tehnoloogiaga ja selle natuke siin teaduse juttudega kokku minna, et noh, nüüd on ju pakutakse, proovitakse, osad ikka ehitavad neid botte, et näiteks, et kui ma tahan lubada enda kogu elu jooksul või noh, mingi valitud sõnumite vahetuse kuhugi programmi panna, et ta näiteks siis pärast võib inimestele mängida mind, proovib lausendeid luua, nagu mina rääkisin.
ja nüüd, kui sa võtad veel sama selle elava pildi, eks ju, et siis, et me proovimegi jätta inimesest noh, sarnase, see on nüüd jah, küll ulmekirjanduses juba käsitletud teema, aga noh, me jõuame aina lähemale sinna, et me saamegi jätta inimesest mingi asja järgi vaata, kes ei ole päriselt see sinu mälu, aga tehniliselt suht sinu sarnase tegelase saab luua, näiteks, et kui ta tänavalt käib kuskil läbi ja paaris poes räägib juttu, ta võib täitsa ollagi, eks ju, meie moodi, et see on nagu ulme, mida nüüd nagunii nagu seda sektorit täidetakse. Ja see ei ole mitte ainult üks staatiline foto, vaid see on tõesti mingisugune selline dünaamiline avatar, kes on võimeline ka kõnelema, eks ole, ja kes on isegi võib-olla mingite küsimuste peale vastama või reageerima teatud ulatuses, kes räägib kahtlemata sinu häälega, nii nagu see kunagi oli sul, eks ole, ja sellised selle koha peal võib jällegi küsida, et kas teile meeldiks, kui teist selline tegelane järele jääks kusagile internetti liikuma ja lehvitama. No just. Ja see on nüüd see, vaata, et selles mõttes ta on sama asi, mis ülesanne, mida foto täitis varem, et ta on jäädvustus sinust, eks ju, algul jääb see foto, aga nüüd ta on nagu natuke arenenum jäädvustus, eks ju, ja. Aga ma arvan, kindlasti selliseid pakkujaid jõuab siin turule järjest. Ja küllap ka tellijaid leidub. Ja küllap ka tellijaid, jah. See balsameerimise asi on huvitav, jah. See haukus natuke, ma ei tea, kusagilt ma poole kõrva, kas USA kodusõjas oli, et kogu see matusekorralduste business on paljuski välja, ei ole jälle kuskilt vestlusest, võib-olla siit sarjast kuskilt kasvas välja ka üldse USA kodusõjas, kus vuntsiti laipu üles natuke, siis kui sõda ära lõppes, et siis kõik küsime, mis siis edasi saab ja siis ta läks muutus selliseks tsiviilmatuste korraldama, ma ei tea, kas see võib-olla minul ei ole selle kohta teadet, aga täitsa, lasta teada igaks juhuks, aga see tähenduse värk ja ma mõtlen, tänapäeval on neid et sõja ajal on nagu nüüd Ukrainas, eks ju, jääb ju hästi palju neid kehasid kuhugi keerulised või praegu on sul seal paneelmaja ette muru alla pandud, eks ju, eks ta hiljem kaevatakse üles. Jällegi see tähendus on nii tähtis, et mind õpetas üks sihukese alaga päris tunnustatud professor Hollandis, kuidas see näiteks ka kultuuriline trauma kuidas neid lahendatakse 20. sajandi kultuurilisi traumasid, et kõige parem koolkond ongi Mehhiko ülikoolis, kes nad ekshumeerivad, kaevavad üles, eks ju, massiaudasid ja meil on neid seal Portugalis, Hispaanias, aga Lõuna-Ameerika riikides igal pool põhimõtteliselt nüüd Kosovad ja et kui on juhtunud need asjad, on paljudel emadel on jäänud need pojad teadmata kadunuks, eks ju, sa võid mõistuses arvestada, et on saanud seal surma või ilgelt on tapetud, vastikuid olukordi olnud, aga võib-olla on teadmata kadunud, võib-olla põgenes kuhugi ära ja siis, kui see kultuuris jääb siuke teadmatus ja siukene lahendamatus sisse, ta jääb nagu ühte inimest on kuritarvitatud, siis jääb sinna kultuuri see kuritarvitatud tunne ja see pagana sööb seda ühiskonda, ei ole nagu hea olukord, et nüüd, kui nad siis neid massiaudasid välja kaevavad ja siis nendele luudele DNA külge panevad ja näed, et siin on see on Jose, tema, nüüd me teame, eks ju, ja nüüd me matame ümber, et isegi nüüd, kui see ema on seal väga vanaks saanud ja tema lähedased, et see südamerahu, mis sellest tuleb, et see tervendab tervet kultuuri, et see tähenduse tähelepanemine on jube suur asi. See on hea, sa tähenduse tõid uuesti mängu, et oluline sõna ja kõik, aga et kui me teda siin niimoodi ja saatesarja pealkirjaski, aga et kui nüüd mõelda, et mis see siis ikkagi, et kas me prooviks seda kuidagi kas või mingi läbi teise sõna, vaevalt me talle siin sõrme peale saame, eks, aga et kas või mingit sünonüümi selle sõnale leida, et mis kui me räägime tähendusest, et millest me siis õigupoolest räägime, kas siis läbi surma või fotograafia või laiemalt või üldse, et kuidas, et sa järsku Jaak otsa lahti. Tähendus kui selline, mis tuu on? Jah, see on... Ei ole lihtne küsimus. Ei ole lihtne küsimus. Minul on võimalik ühest kohast avada, võib sealt jätkata, aga mulle tegelikult resoneerib selle ühe autori kaudu, võib-olla sa ise siis panid ka tähele, võib-olla oled kuulnud, aga see Viktor Frankl, eks ju. Jah, seda tuleb paljuski küll ette. Tema see ingliskeelne raamatu pealkiri on Man's Search for Meaning, eks ju, ja nüüd ta oli psühhiaatrina juba valmis, haritud. Kas ta nüüd professor juba oli, aga igatahes ta seal Saksamaal tegutses, tuli juut, eks ju, tuli see natsi värk. Viidi koonduslaagrisse
siis ta veel oli kirjutanud mingi paberirulli peale või kuhugi pannud endale taskusse oma need mingi viimase, mille kallal ta töötas, teadustöö, et ma lähen vangilaagrisse, aga et äkki ma saan teha edasi tähelepanekuid, see oli tema elu ja kuidas tal see mingi valvur selle võttis käest ja siis sülitas või meelega veel alandas ja siis ta olid seal vangilaagrise vahel, nad seal ikka külmas ja magasid seal näiteks, et 8 paljast keha üksteise vastas järjest, et saada sooja ellu jääda öösel ja ta ütles, et vaata, et kui me praegu oleme kuskil suvilas ja üks mees norskab ja teised on närvis, ei saa magada, aga siis kui on olude sunnil, siis sa saad seal 8 üksteise vastas paljad ja kõik niisugused asjad ja ta hakkas tähele panema, eks ju, et siis kui inimene on kaotanud selle tähenduse millegi, mille nimel elada, näiteks ta hommikul näeb selle inimese silmast ära, et siis see inimene tihti oli õhtuks surnud põhimõtteliselt, ütleme. Et kas tal siis ei olnud enam, kas tal see valvur lasi maha, sest ei viitsinud enam alluda, eks ju, kas ta ise tuli see mingi haigus peale, võib-olla ei söönud enam, et aga seal silmist oli enne näha, et enam ei ole millegi nimel elada ja siis see surm tuli ka järgi, ta ütles, et hakkas seda aru saama. Seda ma mäletan jah, Franklist. Ja siis ta proovis otsida neid nippe, et kuidas anda mingi tähendus, kuidas, miks näiteks õhtuni vastu pidada, et vaatame, kas saame täna poole suurema leivapalukese või ei saa või mingisuguse asja, mille nimel elada, eks ju, ja sellega siis suutsid päästa mingid elus. Ta on ikkagi kuidagi seotud motivatsiooniga, mulle tundub. Mingi motiveeriv idee, eks ole, mingi. Minu jaoks sisaldab ka teatud sellist rahulolematust või tähendab, et ma ei ole rahul selle situatsiooniga, kus ma praegu olen ja ma tahaks nagu talle mingit sügavamat põhjendust või selgitust või õigustust leida. Ja sellega on nagu temaga on, tähendab selline tundmus, tähendab mõnikord võib olla motiveeriv ja viibki sind mingisuguste nii-öelda sügavamat. Tundub see mingi motivatsiooni aspekt on selle seal kuidagi sees. Aga teisipidi võib see ka võib-olla, ma kujutan ette lihtsalt frustratsiooni põhjustada, kui sa arvad, et sa peaksid leidma mingisuguse tähenduse, aga sa ei suuda või ei ole võimeline või ei ole seda tähendust. Nii et see on niisugune, nagu enamus asju, ta on nagu selline kahe otsaga või kahesuunaline tee. Nagu sa ise varem ütlesid, et sind huvitaks saada rohkem näha veel ette, mis mingitest asjadest saab ja kas Putiniks saab peksa, et see on ka tegelikult näiteks huvi selle teadmise järgi või ütleme, et see võib olla ka üks nagu tähendus. Jah, ma mõtlen nüüd, et selle tähendussõnal on ka loomulikult mitu tähendus. Varjundit. Jah, et näiteks see koht, kus nii võtta, selle Frankli kaudu praegu rääkisime, et ma arvan, sul on eks ju veel seal, kui sa ise selle saate nime mõtlesid, oli ka veel, eks ju see. No mina võtsin selle otse Petersoni tõlkesse, Maps of Meaning, sealt on see tulnud nii lehe kui ka saatesarja pealkiri. Tema rääkis sest väga palju, ta tõi selle üldse. Ja mis mulle meelde jäi, seal on palju laused, mis mind tollal palju aitasid, aga et kui tähendus puudub, siis ongi, et seal püüad ennast hommikul lihtsalt padjaga lämmatada, mis on. Ja selle sama juures, siis kuna kogu see need hammasrattad on mitmest otsast ju sama asja nimel, me oleme ka tähendust loovad olendid, seda on nüüd keegi ka suur autor on ilusasti veel välja kirjutanud mingite peatükkidega, aga me oleme ju, me ise eks loome kogu aeg järgmist tähendust ja siis. No mis on teine viis, et me oleme lugusid rääkivad olendid, et need on omavahel kuidagi seotud, mulle tundub. Ja mõned lood ilmselt panevad meid liikuma rohkem kui teised, mulle tundub. Jõuab siit või seda kaudu ka sellise kategooriani nagu aeg. Ja mis kahtlemata surm on ajas toimuv küllaltki selline markantne sündmus. Aga ma ei mäleta, kas kunagi mingisuguses suht ammuses saates Piret Kuusk sul ka ajast midagi rääkis või? Piret pidas lausa eraldi loengu meil. Ja. Kas see võis olla Pöökiseltsi esimene avalik loeng? Võib olla ja midagi meelest. Piret pidas ajast, jah. Aga jämedalt öeldes, et aja suhtes on nagu kaks sellist fundamentaalselt erinevat kontseptsiooni. Üks on see, mida nad presentismiks kutsuvad. Et see praegune hetk ongi kõik, eks ole. Kõik see eelnev ja järgnev tähendab, me elame selles hetkes, kus me oleme. Ja teine on see Einsteini või eternalistlik vaade, et meil on ühtne aeg-ruum,
millesse praegune hetk mitte kuidagi välja ei eristu. Ta on noh, kõik see kulgemine minevikust tulevikku. See on nagu selline üks pidev neljamõõtmeline kontiinum, milles siis noh, ilmselt, aga teisipidi me muidugi psühholoogiliselt tunneme, eks ole, et noh, on ju praegune hetk, eks ole, kus me siin praegu oleme ja räägime. See on huvitav. On, muidugi meil on, nüüd miks asi sisse tuleb, tähendab Peeter Tulving. No ilmselt võib-olla siis Endel Tulving loomulikult. Endel Tulving, jah. Üks ilmselt suuremaid või tuntumaid veel elavaid Eesti soost teadlasi Kanadas tegutseb psühholoog, eks ole. Ja tema see väga põhimõtteline kontseptsioon sellest episoodilisest mälust. Mida mina tahaks küll rohkem episoodimäluks nimetada, aga see selleks, ta on kasutusel üldiselt episoodilise mäluna ja see väide seisneb selles, et inimolendid on küllaltki erakordsed selle poolest võrreldes kõikide teiste loomadega. Kuidas see väide just tõestanud, ma ei tea, et nemad võivad meenutada minevikku selles mõttes, et teatud konkreetseid sündmusi, nii nagu ajas olid või toimusid või mingisugused pildid minevikust. Me saame meenutada pilte minevikust ja seetõttu meil on teatud küll ainult ühesuunaline ja mingis mõttes, aga meil on see ajarännu võime olemas. Me saame minevikku minna ja sealt mingeid mälestusi välja koogitseda. Kas see haakub natuke selle mõttega, et minevik on kogu aeg kohal justkui, et me võtame sealt mälupangast selle hetke, mis mitte ajalises, kus ei ole otsustada mitte ajaline lähedus, Newtonlikus tähendas või see sarnasus. Einsteini mõttes on ta kogu aeg olemas, eks ole, tähendab selles eternalistlikus ajakontseptsioonis. Ise küsimus, et kuidas sealt minevikust asju kätte saada, eks ole. No nii sama lihtne ei ole, aga küll on selline asi, et mis nüüd fotograafiat vägagi puudutab, et kui kõik need kaunid mälupildid, mis mul siin peas on, need on minu omad. Ega ma neid niisama lihtsalt ei saa teiega jagada, isegi kui tahaks, tähendab. Ainult läbi joonistuste. Ainult läbi joonistuste, küll on selline aeglane ja meetod, aga fotograafia ongi mingis mõttes kollektiivne mälu. Siiski mitte ainult läbi joonistuste, vaid kas või läbi luuletuse või novelli, eks ole, on see, ta läheb küll natuke ma mõtlen neid mälupilte, eks, et ma mõtlen päris konkreetselt selliseid mälupilte kui fotosid või mingisuguseid filmijuppe, mingisuguseid filmijuppe ja nojah. Ja selles mõttes võiski fotograafias siis rääkida kui kollektiivsest episoodilisest mälust Tulvingu mõttes. Ta on küll, mis ajas järjest täiuslikumaks muutub, sellepärast et pilte tehakse järjest rohkem, eks ole, ja ühesõnaga seda ajalugu kaetakse piltidega järjest tihedamalt. Kuidas need kätte saab, kuidas need salvestatakse, need omad tehnilised küsimused, aga just meil vist üks päev kellegitega vaatasime järgi, me ei mäleta, mis me 7 miljardit pilti kas tunnis või kui palju tänapäeval tehakse, eks, et tegelikult see pildimälu jääb hästi. Ma mõtlesin, et sinu see pakkumine sinna juurde, aga muidu, eks see foto, tõesti, et kui kunagi ajaloost peaks tänasesse aega tagasi vaatama, et kui palju materjali meil on, eks, millest see kõik koosnes, et see pildiline mälu on vau, eks, tegelikult saab üles joonistada selle maailma uuesti tõenäoliselt, et kõik. Aga siis ma mäletan, ma teile rääkisin seda vist ka üürikeselt, et mu enda see, kus mul juhtus see piiripealne kogemus seal Indias, et kus see kukkusin peaga terava selle sirge seljaga vastu kõnnitäärt, olin peaaegu läinud ja sõber seal oli. Sul on olemas ka surmalähedane. Ja seal on, muidu on need nii pikad lood, see pagana ulme asju juhtus, aga siis see, kuidas, et kuhu ma tulen praegusesse teemasse, siis, et seal algul
üht-teist ja lõpuks ma olin siis seal kuskil poolteadusel pandud kuhugi pikali ja siis mul kadus kogu mälu ära, aga mul meeldib see, et ma olin seal lähedal ajal pannud järgmistel päevadel kirja. Kas see oli see Kashmiri sõidu ajal või? Peale seda jah, siis me olime seal McLeod Gange'is, mis on see... Aga üks sõit siit sellest? Jah, sealt pääsesin, ma olingi esimest või teist päeva seal vabas, siis Kashmirisse ei tohtinud üks ringiga liikuda, sõjavägi, kõik see oli niisugune karm ja natuke rõhuv, endal juhtus ulme asju, nüüd ma olin vabas kohas, et Dalai Lama kodulinnas ja kõik maailma budistlik koorekiht on seal, et siuke vaba tunne tuli ja siis juhtus see juhtum ja nüüd siis kukkusin seal kokku, ma arvan mägedes, jalutasin palju, olin unustanud süüa ja võib-olla veresuhkur isegi, võib-olla midagi muud, müstilikuid täiskoht ja siis hiljem siis ärkan üles, olen nagu teadel, aga mälu pole ja mälu pole pärast seda kukkumist? Jah, mälu pole mitte millestki, mälu pole isegi sellest, et me oleme inimesed, et on olemas ema, et me sünnime emast, et kuskil on Eesti või kuskil on India, aga sa oled olemas ja sa vaatad seda maailma, aga sa vist ei näe ka seda ruumi selle ruumina, sest sul isegi pole mälu, ma ei tea, seinamaterjalidest, peltidest, täitsa pühitud, aga teadel olen ja nüüd ma räägin. Mingi taju on olemas. Ja ma praegu räägin ja see on hilisem kajastus sellest, sest seal ei olnud ka neid sõnu olemas, eks ju, et aga väga, väga sügavad ja siis tuli seal huvitavaid etappe, mäletan, kus siis lõpuks tuli mingi mälu olemas, et ma olen nagu tajuv olend ja siis, kus ma hakkasin proovima, ma ei tea, kui palju tunde oli läinud, hakkasin proovima, et ja siis nagu, kas ma oskan olemas olla ja kuidagi võtsin, et kas ma oskan 1+1 mõelda. Sain pika peal hästi aeglaselt, siis praegu on nagu tohutult erinev olla, sain number 2 ja siis sa kuidagi 2+2 sain 4 pika peal, aga 3+3 enam ei osanud teha, sealt kadus jällegi kõik ära. Ja siis veel edasi, siis toimetati, aidati sinna pool teadele India mingi minibussiga ja kus peab ise jalutama sinna peale rahva vahelt, et viiakse haiglasse ja siis seal haiglas tuli ja õmmetisid kiilad kuidagi seal õmmeldi, arstid nagu tegid ja siis tuli mingi ooteaeg, et kutsuti, oli juba seal öö või vara hommik ja kutsuti mingi spets neuroloog kohale ja jumala õnn, et me oleme selle Dalai Lama kodukandis Ramsalas, et on olemas Dalai Lama nimeline haigla, et Indias igal pool võib-olla sükest taset ei ole, seal kuidagi osati hästi teha ja siis ma mäletan, et olin teadel juba, et ma olen inimene, et on teised inimesed olemas, et kuidas kõik see flashiga tuli huvitav ja siis hakkas tulema mul mure, et pagan küll, et kõigepealt on see 12 aastat mingis koolis käidud, aga teisalt on õpitud, ma ei tea, kirjutama käega või kahvliga sööma, et kas ma nüüd seda kõike mäletan, lihtsalt oled kuskil paigal sisemaailmas ja ootatakse seda neuroloogi ja siis tuli hirm, et äkki ma ei oska enam inimene olla ja siis ma mõtlesin, et peab vaatama, et kas ma mäletan midagi, mis ma olen õppinud. Ja siis ma hakkasin proovima oma mälus minna tagasi vaatama, et mida ma mäletan endast ja järsku ma sain aru, et ma olen mingis sellises ruumis, kuhu võib absoluutselt igasse oma mälu kohta minna, ükskõik mida vaadata. Vaatasin, et see kooliaeg lihtne, et see on väga lihtne, aga kuidagi siis taju juba suuriv taju oli seal olemas, et ma vaatan kaugemale, läksin aina nooremasse, läksin mingi lasteaia alguse vanuse endasse, siis vaatan seal ühte mingi stseeni, ma sain nagu enda sees olla, vaatad seal, et ma panen mingid jalanõusid jalga ma muidu ei mäletaks neid asju ja praegu neid olukordi, mida ma käisin siis vaatamas, ma ka mäletan, aga enam nagu teistesse seal lähedal ei oska minna. Ja see on ikkagi selgelt muutunud teadvusseisund on, eks ole, nii kuidas seda tõenäoliselt. Kindlasti seda tuleb eks pealkirjana öelda ja ka teine asi, et ja siis ma läksin ühe hästi lapse mingi sünnipäevasse sisse seal, istusin seal laua taga rahulikult, vaatasin, seal oli see õde ja teised mõned väiksed lapsed, suurte inimeste laud selja taga, nad ei olnud tähelepanu meie ajaks, seal pidin mingit morsikannu ise esimest korda elus jaksasin nii suurt ka, et kogu see laudlina tekstuur nagu enda selg, iseenda olemus, kõik oli alles, vaata, et see minu jaoks nagu päris oma kogemus, et kuskil on alles see mälu, mis me ja nüüd kui te rääkisite siin, et aga nii täpne mälu, et ma tunnen, jah, ma ütlen seda tekstuuri, tõenäoliselt on need lõhnad, sa tunned nende teiste inimeste olemust. Et kui te rääkisite, Jaak rääkis, et foto on kogu see mälu, eks ju, ja sa pakkusid neid luuletuse kirjandust juurde, siis ma hakkasin peas mõtlema, et millest kogu see pilt koosnes, et see tegelikult see ei ole, kuigi ma nägin seda pilti, eks ju, aga see on nagu rohkem kui pilt, seal on vist kõik asjad, et seal on kõik meie tajud, võib-olla on need lõhnad ka või puudutused, eks ju, et tegelikult on kogu ja minu kogemuses ma usun, et kuskil on siis kogu see meie elu läbi, ma ise kogenud, et kuskil on see meie kõik läbi nähtud asjad on kuskil tallenud. Ja ma arvan, et see sõnapaar, mis tegelikult käivitas selle arutelu, oli see sama eternalism ja presentism ja väga huvitav. Kas palju sina tead, palju te olete kuulnud sellest Bergsoni ja Einsteini vaidlusest 20 aastate alguses oli see vist?
ma olen tahtnud sellest ammust teha saadet ja ma olen ka ühte raamat on see poolenisti läbi, aga ei ole selleni jõudnud, et kas see tuleb praegu. See oli Bergsoni ja Einsteini mingi kuulus vaidlus aja üle 20 aastate alguses, kus Einstein jäi peale, et kas see tuleb? Meenub, et selline vaidlus oli, aga sisu ei tule küll praegu, eks ole. Aga see tundub väga huvitav. Mis seal nüüd oli umbes? Noh, räägi sina, palju sul meeles on? Oi, vähe on, tähendab, mida see Einsteini aegruum endas kujutab, tähendab, see on nagu teada ja selge, tähendab, see on tõepoolest selline 4-mõõtmeline kontinuiteet, kus siis üks mõõde on aeg, millest võib teha erinevaid lõikeid. Üks lõige, mille me oma psühholoogiaga või tajuga kuidagi teeme, et me lõikame selle oleviku välja väga teravalt sellest, aga põhimõtteliselt võib-olla on ka teistsuguseid lõikamise meetodeid, millele sa viitasid, eks ole, kas need sama, et saab ka minevikust midagi paremini kätte, tähendab, ega see nagu väga millelegi vastu ei räägi, vähemasti Einsteinile ma saan aru selles mõttes, et kui kõik see asi, see 4-mõõtmeline kontinuiteet, sedasi eksisteerib või olemas on, võib ju võimalik olla, et sealt saab erinevaid asju kätte erinevate meetoditega. Mina olen seda asja niimoodi mõelnud, et üks on kronoloogiline, teine on ikkagi tajutud ja psühholoogiline aeg, et ma mäletan, kui ma kõndisin seal Porto linnas, see kõrge sild, mis seal on ja seal tekib see, kõrgel on ikka see kartus, et kui ma lähen sinna liiga äärelt, järsku ma tahan sealt alla hüppata või midagi ja siis ma mõtlesin, et kui ma nüüd hüppaksin siit alla sellest sillast, et ma räägin siis Benjamin Newtoni ajast, et ma nõuaksin sinna alla võib-olla, ma ei tea, 4 sekundiga, 5 sekundiga. Aga see aeg, mis ma seal lennates tunneksin, et mis mina lihtsalt võtan selle kuidagi niimoodi enda jaoks. No see erisus on kindlasti olemas, eks ju, et kas ta nüüd seal vaidlus on, et see on muidu väga huvitav. Ja ma rohkem ei tea, ma lugenud selle kohta kirjasti mitu eraldi raamat, ma olen neist ühte poolenisti lugenud, sellest ka ei mäleta midagi, aga mul on seal mingid alla joonitud kohal. Ja psühholoogiline aeg on kahtlemata omaette kategooria või selle aja tajumine, kuidas me seda tajume, eks ole. Aga mõtle, see juba räägibki sellest, et see kõik ongi nii suhteline ka selles mõttes, et juhuslikult meie masin on selline, kus see psühholoogia kuskilt ampluaast ampluaani ja tegelikult võib seda aega veel erinevalt tajuda, kui me üldse inimestena. Ja kui palju on taju ümber programmeeritav üldse. Meil on ilmselt, tähendab, võiks ka arvata, et evolutsiooniliselt meil on kasulik, tähendab, tajuda hästi teravalt just seda praegust momenti. Kui kogu seda informatsiooni korraga tajuks, ei suudaks töödelda võib-olla. Ei suudaks töödelda, eks ole, meil on just parajasti see käesolev moment, võib-olla veel, kui pikk see moment siis juba on 100 sekundit või mis see meie taju ulatus on, eks ole, et me saame siin sedasi hästi opereerida. Mina pakun, et see süsteem siin, meil ongi see, nagu varem ma olen kasutanud sõna, et kui surmaajad kogemust kõrvalt vaadatakse, et minu oma sõnadega, et me oleme siin mängus selle mängu reeglitega, eks ju, siin on need asjad niimoodi ja siin see on optimaalne ja muidu et üks või teine asi muutus, kas keskkond või meie siis, kui edasi olemas olla, võib-olla need asjad muutuks ja mis ma mulle meeldib ise, ma olen üha rohkem hakanud vaatama selle nüüd vanade, ma ei tea, kas taoismist leiab ka sinna viitavat inspireeringut, aga et mulle väga meeldib võtta inimene lähtekohaks, et kui me midagi siin maailmas arvutame, et siit minu ümbert või meist endast kõik see ümbritsev algab. Ja et kui mul ka küsitakse vahel, kust alati ise inimesed pärit on, et mis mõttes see surmauurija on ja tihti ei taha sinna süvenevalt minna nendesse diskussioonidesse, et nagu teadusdiskursuste mõttes võib ju siit või sealt või kolmandast kohast uurida, aga et ma tegelikult olen enda jaoks leidnud kõige huvitavama koha, et ma vaatan inimesest alates, et inimese küsimus on, et millele
ma pean otsa vaatama, kui ma vaatan otsa surmale, vaata, eks ju, et ükskõik mida sinna ei pea kohe mingit teist maastiku taha mõtlema, aga et minust algab see küsimus. Nii, ja siis on hästi huvitav, et igas suunas ja ma olen selle, ütleme, teadmatusega leidnud nagu suure hea sideme, et mulle meeldib olla, või noh, ma olen aktsepteerinud, et me oleme teadmatuse keskel, et kui me minust nüüd vaatame, et siis on nagu ajas näiteks, võtame niisuguse diameetri, et ajas hästi palju tagasi või ajas hästi palju edasi, mõlemast otsast paistab lõpmatus, eks ju, me ei tea, kus sealt kõige kaugem. Siis ruumiliselt, eks ju, et nii palju, kui me vaatame suuremasse maastikku, sealt tuleb lõpmatus vastu, nii palju, kui me vaatame väiksemasse, et kas me nüüd saame selle kõige väiksemase osakese kätte ja subatomaarselt on meil juba mitusada, eks ju, osakest ja tuleb järjest edasi, tundub, et seal ka ei ole lõppu, eks ju. Ja seal viib see Atman ja Brahmani ju nii vähe, kui jälle ma räägin täitsa siin lõksutan need lõugud, et sõna, aga midagi ikkagi ja sama siis noh, ütleme inimese keskmist jälle, et see sünd ja surm ka, aga neid diameetrit saab veel luua, need lähevad peenemaks, aga et meie oleme siin, ma panen selle taha kõik, et meid ümbritseb ikka kuskilt maalt see teadmatuse horisont, et ükskõik kui palju samme me edasi käime, see horisont liigub ikka edasi, eks ju. Et kuskilt maalt on see lõpmatus, et meie oleme siin keskel ja meist igas suunas ümberringi on see teadmatuse horisont kuskil, olgu ta kas või ideeliselt, eks öeldud. Ja siis, et me olemegi siin keskel, aga noh, et täiesti aus on pürgida alati natuke, noh, kogu inimkond, et üks on see mina inimene, aga kogu inimkond on ka see üks liik, eks ju, me ikka proovime näha kaugemale väiksemale. Aga ajast tagasi me näeme muidugi pisut paremini kui ajas edasi. See on meile jah, just. Aga noh, samamoodi nende teooriate järgi oleks võimalik, peaks olema saada ka, noh, mitte nüüd ütleme füüsiliselt või reaalselt võimalik, aga teoreetiliselt võimalik ka, eks ju, ka ette näha siis. Aga mida sina sest, noh, ma olen siin ühe saate küll sellest teinud ja ega ma sest ka suurt midagi mäleta, aga mida sina sest Atmanist ja Brahmanist üldse, lööb sa sulle üldse mingi pildi ette või et? Tunnistan ausalt, ei löö väga. No see, ma saan aru, et see Brahman on see suur jumal ja siis kui sa enda sisse vaatad, siis seal on see Atman, eks ja lõpuks on ja selle mul on ka nii palju mul tuli seda ka luurde, siis tuli lihtsalt see jällegi mingi omamata mingit budistlik minul ei ole meeles, aga mul on sealt muidu jah, see Atmani seestpoolt vaat, mul on samal tasandil on midagi sellist, eks ole, aga ma ei julge sõnadesse minna, et ma ikka noh, siit ja sealt tuleb seda ette neid tarkuse käsitlusi ja seal minu arust need kuskil Schrödinger võtab selle jutuks kusjuures selles, mis on aines vist või mis on elus minu mõelest. Füüsilises maailmas on muidugi see huvitav asi, et kui me läheme sinna väga suurte asjade juurde, kosmoloogia, kosmogoonia ja teisipidi läheme väga väikeste asjade juurde, mateeria fundamentaaltasandeks, need huvitaval kombel seal mingis mõttes puutuvad kokku. No see sama idee on just. See on see, tähendab Jaan Einast on seda loengutes seda urobooruse sümbolit või ideed kasutanud, eks ole, kes iseenda saba hammustab. No niimoodi ma umbes saan sellest Atmanist ja Brahmanist ka aru, et need puutuvad, see mikro- ja makromaailm puutuvad siis kokku ja tulebki see urobooruse lugu välja. Ja kui nagu see Uku Maasin küll kuidagi seal lõpu aiglavoodis seal need intervjuud kihvtid võetud temaga, et kui noh, et ükskõik millesse hästi sügavalt minna jõuab sama kohani välja, eks, et noh, kui inimene tahab elus pingutada, ütleme teadmise taga ajada, et sa võid võtta selle ükskõik mis religiooni või ükskõik mis tarkus, ükskõik mis asja lähed aina sügavamale, et jõuad samasse kohta, nagu minust ta mõtles, noh, et ideede kaudu samamoodi, et nii suurest kui väikesest ükskõik kust jõuab ikkagi mingi sama asjani, mida siis kogu sükene jah, teadmise tagaajamine tagaajab. Jah, see uroboorus on selles suhtes on hea kujund. Väga hea kujund, jah. Me veerand tundi on jäänud siin, et kes ei tea siis, et see on siis ennast ise sabast õgiv madu, kes kasutatakse tarkuse igaks juhuks siin. Võib-olla kõik ei ole kursis. Aga meil on siin veerand tundi jäänud, et võib-olla teeks sellise mõtte, et siis igaüks saaks veel siin loopida ühe idee üles, mis on jäänud südame peale ja siis katsuks siin teised veel kommenteerida, kui hakkame Jaagust pihta ja mul on endal ka üks võib-olla teema, mida tahaks veel. Jah, tähendab, et tooks eetikamängu. Nii. Et kas mingis plaanis siin oli juba juttu sellest, et kas surma
surijaid, noh erinevates kategooriatest viisidel, on eetiline pildistada, kas selliseid pilte on eetiline levitada või vaadata või mis tabud või piirangud või kas nad leevenevad või tugevnevad vastupidi meil praegu. Ja siia muidugi see, et tegelikult on ju niimoodi, et üks surma või võib isegi öelda tapmise kujutis on üks kõige ikonograafilisemaid ja levinumaid üleüldse selliseid. See on Kristus ristil, eks ole. Kristus ristil. Ja noh, kui selle surma vaatamine on üldiselt nagu levinud või aktsepteeritud, tähendab, siit võib siis edasi mõelda. Ehkki sageli on ju veebikohtades on need hoiatused ees, et see graphic material follows või midagi taolist, ühesõnaga, et edasi vaadake siis oma vastutusel, kui tahate vaadata. Minu arust see, ja siit jätkata, väga huvitav on ju see, et tegelikult see kristlus on üks vähemalt suurtest ainus religioon, mis on nii keskne on see kogu mäng selle surma ümber, eks ju, see on nii tähtis sündmus, kogu see ülestus, kõik see, et vaatame teisi religioone, seal ei ole üldse see nii suur ja minust keegi aasialane mulle seda niimoodi rääkiski, et kihvtilt, mitte nagu pilgates, aga et naljakas on vaadata teie poole, et teil on see surm ja siis see surnuks löömine selle jumaluse või tähtsa, et see on nii kesksel kohal ja samal ajal võtta paradoksaalselt, ega kristluses ja minu arust seda surma niimoodi kogu aeg nii väga muul moel ei afišeerita, ei ole nii tähtis, mis seal peab, kuigi see lugu on seal taustal olemas, eks ju, see viimne ülestõusmine kuskil ollakse nii kaua, aga see ei ole nagu see peajutluse teema kogu aeg, et ei afišeerita mõnes mõttes surma, kuigi see sama sümbol, peamine sümbol on suremise tähistuseks. Et see on huvitav värk, aga nüüd see siis, et kui nad tõin niimoodi teiste vaatevinklist, et kuidas see aasialane mulle rääkis, et siis mis mina panen hästi tähele, et meil on see lugu, mis meil on see lugu, mis meid teeb, eks ju. Meie aju saab asjadest aru nagu lugudest ja siis meil ongi need erinevad lood ja see vana kuulus, eks ju, et foto on 1000 sõna, eks ju, see on nagu pikem lugu kui need mõned sõnad. Et siis see on küllaltki, esiteks on kihvt teadvustada, et on olemas erinevad lood ja see võib ka muidugi raskeks osutuda, et ma ei tea, millist lugu valida või et kui inimesele öelda, et vali nüüd üks religioon ja mine sinna, et näiteks raske ülesanne, aga teisalt minu arust saab seal leida ka selle rahu, et ma teadvustan, et mul on praegu, minu aju kodeerib lahti seda ühte lugu, millises maailmas ma elan, aga et neid on erinevaid veel, jube vabastav. Mulle see meeldib, et mul on seal maailmas nagu mitmes eri kultuuris elada, kus algul kohe ei tajunud seda nii hästi, kuigi väga huvitav oli, aga hiljem, et näiteks pereema ja mingisuguste inimeste see igapäeva pidepunktid, kuhu päev toetub, on nii pagan erinevad, neil on need erinevad lood, kuigi samal ajal ma olen inimesena üsna sarnased, 3 korda päevas peab näiteks süüa tegema või mingid asjad, eks ju. Aga samal ajal nii erinevad ja siis see võib tunduda see maakera üks hetk meil nii väike siin internetiga, kõik kasutame sõnas, seal on Ameerika, Ukraina teevad kõike tilet, aga samal ajal sa oled seal kuskil selles Mehhikos või seal Indias ja kuskil, kui erinev see inimeseks olemise kogemus on, eks ju. Ja igast nendest lugudes on nagu häid tarkusi, mida tasub tähele panna ja aga et ma ütlen, et näiteks kas raske ajal, et võib meelde tuletada, et ei pea selles ühes loos ära uppuma, et teistel võib see sinu olukord olla täitsa teistmoodi välja arvutatav ja kõik võib olla okei, et kuidagi selle teadvustamine, et me oleme selle ühe loo kodeeringu sees alati, et see võib vabastada ka. Kristluse ikonograafia ja fotograafia ajalooga seonduvad veel sellised märksõnad, mida meil siin ei ole enam vist aega lahti arutada, aga olgu nad siis nimetatud, see on see Torino Kristuse surilina ja võib-olla vähem tuntud, aga see ei ole vist artefaktina säilunud, ma ei tea, see on see Veronika rätik või linik, tähendab see naisterahvas, kes seal Kolgata teel Kristuse nägu higist pühtis ja siis olevat sinna ka nagu jäädvustunud teatud, aga ma ei tea, et see oleks, tähendab seda on sellisest stseenist räägitakse ja pilte on kujutatud, aga ta vist sellise füüsilise artefaktina ei eksisteeri.
Selle eetilise juurde tagasi tulles ja väga nüüd lühidalt, nii nagu mina sellest aru saan, et Kristus on de facto on ikkagi ju siin transformeerunud, kui me vaatame, kuidas seda ühiskonda koos hoidma või vorminema loona on muutunud progressiusuks, nii nagu mina sellest aru saan, ja ma arvan, et selle progressiusu seisukohast on surma kujutamine ebaeetiline, sest see ju viskab insenerile ninna pihta, et näed, järgmine surnu, et sa oled läbi kukkunud oma üritustes, ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks meil see 2 viimast aastat on olnud sellised, nagu nad on, et de facto on Kristus, kus tõepoolest see kõik, mis sa rääkisid, see surmakujutamine oli kesksel kohal, on ta nüüd jah, formeerunud selliseks progressiusuks, meil on oma eetikakoodeks, mina seda isiklikult tingimata ei jaga, aga ma arvan, et sellest seisukohast on, vaadates, kuidas käitutakse surma suhtes, mulle tundub, et see on see, mina vastaks niimoodi sellele küsimusele. Ja ma tunnen, et see veel, nüüd nagu ikka kõik käib lainetele edasi, võib tulla see koht, kus jälle surma hakatakse, ma ise näen, eks ümber, et tuntakse huvi palju ja tahetakse rääkida, et näiteks tuleb see sealt peidust välja, aga see on see ohtlik, eks ju, jällegi, et selle loo kaupa, et on ajaloos ja võime teha näiteid, et ma võin ju näiteks hästi romantiliselt rääkida surma hästi ilusaks, kõige ihaldatumaks asjaks, eks ju, ja siis inimesed tahavadki ennast ära tappa, seda on kirjas. No see on Goethe, see Wilhelm, mitte Wilhelm Meister, vaid see Noora Werteri ju. No nii, eks. Noora Werter olevat vallandanud Saksamaal enesetappude laine, ma lugesin. Just, et sellepärast on need lood on ohtlikud. Ja ma ütleks ka niimoodi, et mulle tundub niimoodi et see Karli tegevus on reaktsioon teatud olemasolevale sotsiaalsele nõudlusele või huvile, mis on ühiskonnas olemas kahtlemata. Et midagi peab sellest minu arust rääkima, seesama asi, et tark on tähele panna seda, mis on kindlalt olemas, eks ju, pluss mulle tundub, et kui hea, et sellest, mis me arvame, kuidas see suhe selle transcendentsega on, sellest olenemalt, see mõjutab meie elu otsuseid või kas kui suurt maja seda ehitada, kui palju tark seda tagajad, et see kõik tegelikult on hästi tähtis. Ja siis on need ohud, on need romantilised lood ja kusjuures see tekitas kohe mul ka sellise uue tähelepaneku, mida ma alles mõtlen, et meil räägitakse ellujäämisinstinktist, eks ju. Üks on jah see, et see mõõkambuline tiiger ründas, Savannis pidi esterajaks, ma aru saadab see hetkeinstinkt. Ja evolutsiooniliselt me oleme alles ja kõik on hästi mängunud meie peale välja, aga tegelikult, et kas see on kultuuriliselt võimalik muuta, et me ei täpselt, et kui me räägime nii ajaloo, et kõik maailma inimesed mõtlevad, et surma poole on parem minna, eks ju, et siis see võib juhtuda, et need lood on väga kaalukad, et see surmakultuur, et mida sellest räägitakse, tegelikult kõik religioonid ajalooliselt on seda tähele pannud ja sinna midagi loonud, eks ju. Ja võib-olla siis see progressiusk on vahepeal tulnud sellest, et ongi kellegi tarkus olnud proovida seda igaks juhuks mitte lahata, eks ju, et las inimesed. Aga sellel samal Peeter Lauritsa eelmise nädala näituse avamisel. See on Valgariis. Ja keegi ütles ka, et ma ei mäleta, kes ja ta ilmselt tsiteeris ka kedagi, et ka 2 asja, millele ei saa otsa vaadata, päike ja surm. Ja. Päris hea kujund. Aga Karl, kas sa viskad ka lauale midagi omalt poolt veel lõpuks? No ma selle sama, et need lood on olulised, ma mõtlen seal ma tahaks olla ja mulle tundub, et see nagu nüüd Jaak ütles päriselt ka, et ühiskonnas nagu on vaja midagi tähele panna. Meil on see, et kui mõni inimene kuulub kuhugi religiooni, ühte konfessiooni, on veel see oma kirikuõpetaja, ta saab need vastused selle igavikuliste küsimuste kohta, on tal need asjad korras siis loodetavasti. Aga meie selles kas siis sekulariseeruvas või üldse sükene, ma vaatasin Hollandis palju teaduspõhisust, kirik on olemas sümboolse kohatäitena, aga et inimesed nagu reaalselt seal ülikoolis ja tõsine ülikool toodab maailma igasuguseid asjade eestvedajaid, et siis et nad nagu selle religiooni kaudu või midagi sellist, mitte et see kõik nagu kellelgi nüüd rohkem õigus oleks, aga et need inimesed, kes ei toetu enam nende käsi tugipuuks ei ole see religiooni õpetus. De facto religioon on mujal. Ja nüüd on see teaduspõhisus ja siis teaduspõhisus ei saa rääkida sellest, et kus
see kokkupuude transcendentsega tuleb, eks ju, et mis seal taga on, me ei saa seda mõõta ega mudeldada. Olemaski selles mudelis. Jah, aga samal ajal siis on Eestis, eks ju, Eesti mehed, ma pean lugu on Enn Kasakust, eks ju, Enn Mundo Uus või Enn Kasakuse lugu siin, et 2008 vist oli seal Öölikulis, et ma unistan rohkem võimekas teadusest, eks ju, et mis ma näen, et kui see mõju, see, mis selle, ütleme, suure teadmatusega kokkupuutepunktist või suhtest suure teadmatusega on inimestele, et see on nii suur, eks ju, et siis oleks väga rumal seda mitte tähele panna ja mitte selle kohta küsimusi küsida ja minu arust see kõige tähtsam, et jõuda selle hea küsimuseni, mida veel ei ole, minust ma eelmine kord ka sinu saates seda tõin esile, et sama selle Kopernikus ja kuidas, et kas on heliotsentrik või geotsentriline maailmapilt, eks ju, et nii kaua kui oli geotsentriline, siis arvutati kõik, miks need planeedid sellised imelikke ringe taevas teevad ja mitusada aastat erinevaid arvutusi, kui jõuti, et heliotsentriline pilt on, siis olid need vastused lahendatud, eks ju, et meil on see hea küsimuseni vaja jõuda, aga see kokkupuude selle suure teadmatusega on nii oluline asi, et see tohutult mõjutab inimese otsuseid ja elu ja kaasa arvatud siis kogu see society, kogu ühiskonna, eks ju, elu ja noh, see on nagu oluline koht ja mis ta nüüd sellises sekulariseeruvas ja teadus usku minevas maailmas on see küsimus läheb just eriti lahti, see on vastamata, et kes sellele vastama peaks, teadlased ei tohi, religioon jääb nõrgemaks, kuidas seda täita, et ma arvan, see on nagu lähituleviku küsimus, minu jaoks juba ongi. Jah, see on see mingi suur mõtte ja tunnetusviisi nihe, millest me siin räägime ja ma ise mõelnud, et me oleme milleski absoluutselt kindlad vaid siis, kui me ei oska selle kohta isegi küsimust küsida. Niipea kui me küsime juba, siis tekib vähemasti mentaalselt see, et ahah, et see võib olla ka teisiti, aga et selle kohta, mille kohta me ei oska isegi küsida, et võt selles me oleme minu meelest täiesti kindlad. Ja küsimine on väga oluline akt, kui me oskame küsida juba midagi, siis siin et küsimus on õhus, oleks see lõpulause, aga tasub vaadata surmaläheste kogemuste inimesed, kes seal on seal sügavas kogemusel ka tihti ütlevad, et üks täitsa nagu arvestatav elu põhjustest või siin tegevustest sees ongi proovida rohkem teada saada, et me peame au andma, et me oleme toitud, eks ju, maailmas on palju rohkem teadmised, et teada rohkem saada on nagu aus elu üks ülesannetest. Et lõpuks ka fotograafia kohta paar sõna öelda, mul oli ka siin raamat ees, Parti Camera Lucida. See on lihtsalt selline raamat, tähendab, Part ei olnud ju fotograaf, aga ta oli fotofilosoof, eks ole. Et kui keegi inimene fotograafiast räägib, siis ta peab ikka näitama, et ta on selle raamatut lugenud. Aga tal on seal päris huvitav analüüs, tähendab, mis johtus tema ema surmast, kus ta analüüsib sest emast jäänud fotosid või mida ta sealt välja loeb või mida ei loe või mida see talle tähendab. Kaamera sinna. Jep. Kas sul on lühilausega kokku, okei, sa ütledki see küsimus ühesõnaga, et mis see tähendab, oligi selle üks põhjus, kas seal seda pool vastust ka on, et mis see siis tähendas? Vastus on pikem tähendab. Aga huvitav. Aga ma ei tea, kas siis tõmbame täna sektsioon alla või? No teeme nii. Väga vahva oli jälle kohtuda teiega ja suur rõõm, et leidsite aega tulla ja mul tõesti oli teie seltsis huvitav ja hariv ja mis see veel oskate vast reede pärastlõunast siis nii väga tahta, et aitäh Jaak Ikas, aitäh Kari Jasnapuu aitäh sulle ja aitäh Jaak Stamatule. Nii et sa ei pidanud vist väga venitama, et seda kahte ei absoluutselt mitte, see läks nagu ludina, ma oleks tahtnud küsida veel selle kohta, et need sealt seal Indias ringirannad ja budisti kohta, et see budisti munkade praktikad, need valmistub, et nemad võtavad seda ette antuna, et see uni jätkub pärast surma ja ma saan aru, et nende vaimsed praktikad on ehitatud sellele üles, et ennast kuidagi selleks surmauneks ette valmis. Kas kui sa ei oska selle kohta või? Ei, muidugi ja Tiibeti selles kloostrikultuuris lapsest peale hakatakse surmaga kohtumist õpetama, see on hästi suur moment, kus see on kuidagi keskne praktika seal. Kuidas, et sa sealt võid saada kuhugi, no tegelikult vaata me ka siit, kes ikkagi neid budismiga tegelejaid on, aga kohe algul igaüks ei tea, et budismi nii-öelda kiriku lõhe või üks suur esimesi suuri nagu kaheks
muundumise koht oligi see, et kus ühed koolkonnad hakkasid ütlema, et peale surma tuleb mingi need vaheolud, kus igasuguseid värke juhtub ja siis hiljem no, see on nagu meie purgatoorium natukene. Nii, jah, kõik kogu siuke värk ja siis aga teised ütlesid, et ei ole seda, et kohe otse peale surma tuleb taassündi. Ja kujuta ette, sellest juhtus nii suur see erimeelsus, et siis nagu eristusidki kaks suurte nagu koolkondade asja, et see küsimus on ka seal õhus, et seda ei ole, nüüd peab kuskilt kaudu lähenema, eks, et mis see siis, kuidas siis täpselt on. Et ka jällegi, et küsimuse põhku igalt poolt, aga mis on aus, ma arvan. Sul ei ole Jaak selle kohta midagi lisada? Vist ei ole. Aga siis teeme teise katse, jutame selle joon alla tõmmata. Aitäh veel kord Jaak Ikas, aitäh Karl Käsnapuu ja aitäh kõigile, kes on teinud selle sarja võimalikuks ja soovime kõigile head nädalavahetust. Just, kõike head.